Tere tulemast kuulama Eesti kõige musumat podcasti Täitsa Pekkis saadet. Mina olen Katrin Hindrikus. Ja mina olen Vetemaa Mihkel. Ja siin Eesti kõige musumas podcastis me inspireerime sind elus tegema julgemaid valikuid, jagades edukate, ägedate inimeste pekkiminekuid. Tänases saates teiega ja koos meiega kaunis, võrratu, üliarmas Liina Ariadne Pedanik. Kui sa juhuslikult ei ole Liina väga lennuka ja ägeda muusiku karjääriga kursis, siis Liina on Eesti laulja ning sisulooja ja ka YouTuber. Ta on siis koos oma kaaslase Martti Hallikuga või siis Martti Pedanikuga loonud koos sellise YouTube'i kanali nagu Martti ja Liina, millel üle 4,5 miljoni vaatamise. Kuid sellest veel ägedam on see, et Liina oli siis 18-aastasena aastal 2017 Eesti laulul esimest korda, kus ta pääses ka finaali ja ning sai suurepärase 6. koha. Kogu see protsess 18-aastasena kooli kõrvalt sinna minna oli väga pöörane, väga palju paanikat ja ärevust, nii et see oli crazy. Aga sellega ei ole ta loomulikult siis piirdunud, vaid aastal 2018 sai ta My Hits Awardil aasta Instagrammeri auhinna ning 2020 aastal esines siis ka Eesti muusikaauhindadel ning samal aastal 2020 sai Ariadne siis ka Raadio 2 aastaiti valimisel 3. koha. Ning aastal 2022 pääses ta Eesti laulus veerandfinaali ning peale selle on ta siis ka saanud väga huvitava auhinna. Ma ütlen ka ära, see on üks väga huvitav auhind. Ja sellel aastal siis, 9. märtsil sai ta siis, kuidas sa öeldad nüüd seda? Nickelodeon on see vist. Nickelodeon Kids Choice Awards, parim Eesti mõjutaja. Nickelodeon Awards, Choice Awards, parim Eesti mõjutaja, Liina. Ning enne seda, kui seda suurepärast sügavat ning väga huvitavat saadet saad kuulama minna, siis kui see saade sind kedagi puudutas, kuidagi mõjutas, tegi rõõmsaks või inspireeris, siis jaga seda vähemalt ühe oma sõbraga ning aita levitada Liina väga inspireerivat lugu. Ja teiega kutsun sind meie Patreoni La Familia kogukonna liikmeks. Meil on seal väga palju erinevaid eksklusiivseid saateid Mihkli startupi ehitamisest, pealkirjaga siis kuidas ma ehitan ükssarvikut. Siis seal on minu mingid lahutuse protsessimise saated, seal on minu ja Kaido Kubri saated, seal on siis mõned juba üleval meie transformatsioonifestivalide esinemised ja lisaks meie uus siis Täitsa Pekkis saatesari The Juice Factory, mis on siis minu ja minu 3 kõige lähedasema sõbranna selline Eesti Sex and the City show on see, kus me räägime siis suhetest, seksist, armastusest, tööst, karjäärist, rahast, lihtsalt üli ausalt. Ja selle saate võiks kokku võtta väga hästi sellega, et paljudel kindlasti on ägedad sõbrad ja sõbrannad, aga kui sa võib-olla tunned, et sa ei ole oma sõbrannad või sõpradega rääkinud nii avatult seksist ja kõigist oma muredest, töö, karjääri ja naiseks olemisega, siis pane klapid pähe, kuule Juice Factoryt ja ole osa sellest sõbrannade ringist ning kuule siis tõelisi muresid Eesti meestega. See nagu cancel that promo nagu me armastame täiega, armastame mehi ja indeks ja kõiki nagu kõik on musud on ju. Ja kui sa esimest korda kuuled, mis on Juice Factory, siis meil esimene saade on ka nüüd on ka avalikult ju meil Täitsa Pekkis saates siin Spotify's või kus iganes sa kuulad, saad seda kuulata ja siis teine ja 3. osa, kõik ülejäänud osad siis tulevad La Familiasse. No see Juice on nii Juice, et me ei saa seda ikkagist nagu nii avalikult jagada, on ju. Nii. Ainult ikkagi eksklusiivselt eksklusiivselt, nii et teiega tuleb Patreoni patreon.com/Täitsa Pekkis ja vali siis La Familia pakett sealt ja lisaks siis nendele saadetele, mis ma arvan on kõige ägedam see, et kui sa oled meie Patreonis, siis just sina aitad Eesti rahvani tuua kõik need tavasaated, mis meil avalikult üleval on ja ka tänase saate Liina Adrianega. Tänas saate tõid teieni meie kallid Patreoni liikmed, aitäh teile. Head kuulemist. Tšau Liina. Tere tulemast. Ma olen nii elevil. Nii äge. Ma olen ka. Mihkel ka või? Ja ikka natuke see elevust, ärevust on sees. Kunagi ei tea,
kuhu me jõuame, on ju. Ja meie salvestussagedus on natukese nagu harvem kui vanasti ja ikkagi nagu meil on täna Liina siin, eks ole, nii et eks ole. Toredat säbelust tunda oma hinges. Säbelus, mjau. Mis teebki elu elamist väärt. Aga me mõtlesime, et lähme kohe nagu asja juurde, Liina. Millal siis täpselt oli, kui sa olid esimest kord Eesti Laulul? 2017. 2017, ja. Ma olin 18 aastane siis, nii et päris selline nooruke ja väga-väga roheline. Aga kuidas üldse nagu sinu jaoks kõik see muusikamaailm hakkas, see hakkas ilmselt väga palju varem pihta? Ja ma alustasin laulmisega 3-aastaselt juba ja seda sellepärast, et mul ema on olnud lauluõpetaja terve minu elu. Tal on oma laulustuudio ja siis kuidagi tuli väga nagu loomulikult kõik see laulja teekonna algus, kuigi algusest ta arvas, et ma ei oska laulda. Nii et kui ma 2-aastaselt tahtsin minna oma esimesele lauluvõistlusele, siis ta andis lihtsalt mulle tööülesandeks, et näe, siin on tänukirjad. Sa saad minna pärast igat esitust siis seda tänukirja üle andma ja siis ma toterdasin sinna lavale, andsin tänukirja ja siis selle asemel, et nagu lauljal lasta kummardada, siis mina tegin ise suure niksu ja kummarduse publikusse, nagu mul oleks jube suur ülesanne olnud ja väga tähtis ülesanne. Kas iga selle diplomi eest, mis andsid või? Jaa, terve lauluvõistlus. Nii et põhimõtteliselt jah, see oli minu nagu esimene lauluvõistlus võib öelda, mitte et ma ei laulnud, aga ma ikkagi tegin oma etteasteid seal. Kas mõni 2-aastane oskab laulda või? Ikka. Päriselt? Mu taju laste osas. Oleneb muidugi, kui nagu varakult sa juba laulma rääkima hakata. Siuke küpse 2-aastane juba tegelikult võib täitsa laulda. Aga kuidas sul oli ema õpetajana? Oli see nagu vahva? Ma tean nagu lugusid, kus emad on olnud koolis õpetajad või mingi teisel viisil õpetajad ja see on väga palju konflikte võib tulla sellest. Ja ma ikkagi tead, jah, ma kompasin piire, ütleme nii ka, et kui ma käisin rühmatundidest tema juures, siis ta ikka pidi meid vahepeal näpistama ka sellepärast, et alati ma olin mingi teate, küll tegelikult on niimoodi, hakkasin püsti tõusma, siis ema lihtsalt sakutas mind, et istu tagasi maha. See ei ole sinu koht, mis sest, et ma olen su ema. Ja kui olid mingid esinemised või kas või laulutunnis ka, ma ei saanud talle öelda emme, sest et ta lihtsalt ei reageerinud, ta ei pannud tähele, kuna ta oli harjunud, et töökeskkonnas kõik ütlevad talle itarina. Ja siis ma päris väiksest saati hakkasin teda nagu siis laulustuudios ja esinemistel kutsuma ka tema nagu nime järgi. Nii et see oli selline ka tavapärane, aga üleüldiselt kuidagi pigem oli raske kohati, aga siis kui me saime aru, millest meil nagu need probleemid tekivad ja võib-olla siis laulutundides sellised tülid isegi kohati, siis pärast seda oli üli chill. Nii et need probleemid olidki meil näiteks sellest, kuidas ta selgitas mulle midagi, aga tegelikult ta ei selgitanud nagu väga lõpuni mulle neid asju, kuna tema peas oli see, et sina oled minu tütar, sa peaks juba teadma neid asju, kui mina tean, tead sina ka. Ja siis, kui mina aru ei saanud, siis ma läksin endast välja, ma hakkasin nutma, siis hakkas tema nutma, et mida sa jälle nutad, et ei saa aru vaata. Ja tegelikult oli selline, et nagu väga paljud tunnid lõppesid meil nutmisega, aga siis, kui me saime aru, et tead, tegelikult ta peaks mulle rohkem selgitama mingeid asju. Ja siis kuidagi pärast seda oli väga-väga chill, et ei olnud üldse enam selliseid tülitsemisi ja vaidlus, mis meil kunagi oli. Aga mis hetked hakkas nägema seda, et okei, tegelikult sa võib-olla ikka oskad laulda? Ma arvan, et äkki 3-aastaselt, et siis ma käisin nagu oma esimesel päris lauluvõistlusel. Laulsin kooliaeg, millal sina tuled ja mul oli sinne värviline ranits oli seljas ja siis sellega ma sain ka lauluma Harjuvõistlusele, kus ma esimese koha sain, nii et see oli selline esimene nagu suurem lauluvõistluse kogemus. 3-aastasena? Jah. Wow. Laulukarusselli ikka ei saanud kunagi. Ma mäletan, ma kakasin püksi kunagi 3-aastasena, see nagu ainuke asi, mis ma tegin. Ma viisin emale vabanduseks lilli kuskilt vanaema, või mitte vanaema, aga mingi vana naise peenrast. See oli minu 3. No, eks mul võib-olla juhtus ka midagi siukest, aga ei tea, kes siin on lauluvõistluse vahele. Ma ei tea, miks ma see praegu meelde tuli, aga lihtsalt ma mõtlesin nagu sinu 3 aastat, ma mõtlesin oma 3 aastat peale, see on lihtsalt esimene asi, mul pähe tuli. Me elasin veel Puussepa tänaval Tartus siis. Okei. Aga kas sul väiksena siis oli? Kas
kas oli nagu unistus selge või unistasid sa mingisugusest lauljatari karjäärist või midagi sellisest? Ikka unistasin, sellepärast et mina ju kogu aeg, kui ma isegi ei osanud inglisekeelseid laule, siis või noh, veelgi enam inglise keelt, siis ma võtsin näiteks APA laulud ette ja siis ma kirjutasin häälduse nendel lauludel ülesse ja üritasin neid kaasa laulda, sest mulle nii meeldis. Mis sest, et ma ei saanud mitte midagi aru, mida ma tegelikult laulan. Aga jah, ma ikkagi olen unistanud küll sellest laulja karjäärist, aga pigem selline natuke ettevaatlikumalt, et kui mul jällegi ema on alati öelnud ka, et laulja ei ole amet, sellepärast et see ei ole kunagi selline väga kindla sissetulekuga ja pigem ta alati tahtiski mind nagu natukene hoida, et ma midagi muud sinna kõrvale ka õpiksin või teeksin. Aga siis jah, ma ikkagi siin ma olen, nii et kuidagi ma ikkagi jõudsin siia. Nice. Aga kooli ajal ka kogu aeg oled laulnud terve aja ja kuni siis põhimõtteliselt Eesti Lauluni välja? Ja ma koolis olin ka, ma olin see teatrilaps, ma olin muusikalides kogu aeg ja hästi nagu veider oligi see, et ma olin väga tagasihoidlik alati koolis, aga lava peale sain, siis mul oli nagu siuke kindel oli olla ja selline hea oli olla, et see kuidagi ma tundsin, pani mu hinges ära ma kõige rohkem, et jah, ikkagi kuidagi see laulmine ja muusika on nagu läbi elu olnud väga suureks osaks. Muusikakoolis käisin ka, küll 4 aastat ainult õppisin trompetit, aga jah, et sinna kõrvale ma pigem tundsingi, et tahaks natuke rohkem laulmisele keskenduda ja siis õppisin mingid kitarrikordid ära ja ka klaveri peal, et mitte, et ma neid väga hästi oskaks, aga vähemalt niimoodi, et kui ma mängin neid akorde, siis ma saan ise laulda sinna juurde. Kas sa enne Eesti Laulu ka nagu kuidagi olid nagu kuulus mingil määral või tuntud otseselt mingis osas tänu sellele, et sa lihtsalt võib-olla esinenud väga palju või? Ma tegin covereid ja ma tegin, mulle meeldis teha, kunagi oli selline platvorm nagu Ask FM ja siis ma tegin sinna ma ei tea isegi, võib-olla on, aga ma ei ole teadlik, et noored seda üldse enam nagu kasutaks sellisel viisil, mis ta kunagi oli. Selgita palun siis Katrinile, mis asi on Ask FM? Ask FM on põhimõtteliselt see koht, kus sa saad küsida anonüümselt või mitte anonüümselt küsimusi ja siis teised saavad vastata ja või noh, need küsimused, mis sult siis küsitud on ja sa said videovastuseid ka teha sinna. Nii et kui ma mingile vastusele kunagi tegin oma esimese sellise coveri, et see saigi vist 30 sekundit võib-olla maksimaalselt salvestada seda videovastust ja ainult otse oma arvutist. Nii et siis ma oma tolleaegsega uduse nagu läpaka kaameraga tegin neid videovastuseid ja inimesed hakkasid mulle rohkem saatma siis erinevaid mingi, kas sa saad seda laulu laulda. Ja siis seal ma sain võib-olla oma esimesed sellised mingi 3000, 4000 jälgijat, mis tollel ajal oli täiesti lõpp, see on nii palju. Ja siis sealt ma tegin ka YouTube'i mõned sellised pikemad coverid ja tegelikult tänu sellele üldse ma jõudsingi sinna Eesti Laulu punkti. Nii et järjest nagu üks asi viib teiseni. Ja kuidas sa jõudsid Eesti Laulu punkti siis? Mulle kirjutas Anni Rahule Facebooki, nii et jumal tänatud, et ma vaatasin neid Facebooki message request'e ja siis ütles, et hei, meil on üks lugu, kas sa tahaksid tulla proovida seda laulda seal stuudios ja siis ma läksin sinna, seal oli Tomi ja Margus Piik oli ka veel, nii et siis ma laulsin seal seda laulu ja kui ütleme nii, et see ei olnud väga nagu minu stiili laul, et ta oli nagu selline, ta oli okei, aga see ei olnud päris see võib-olla muusika, mida mina oleks teha tahtnud ja pärast seda, kui ma sealt ära tulin, nad küsisid, et hei, kuule, on okei, et me saadame Eesti Laulule selle. Ja siis mina mõtlesin, et muidugi saadke, muidugi, miks ka mitte. Ja siis sest ma ei arvanud, et see laul saab sinna, sest et sellel aastal oli ka vist äkki mingi 400, üle 300 kuni mingi peaaegu 400 lugu, mis saadeti Eesti Laulule ja siis see kogemata nagu sinna sai. Aga miks sa arvad, et nad sinule kirjutasid, nad sinu valisid? Nad ütlesid ka, et nad nägid seda coverit, mis ma olin teinud, see kartuuni mashupi cover ja et sealt nad leidsid, aga nad ütlesid ka, et neile meeldis minu siis hääle lihtsus ja võlu. Nii et see oli väga nagu ilusasti öeldud. Et
väga tore, et nad heitsid ja väga hea meel, et ma panin selle coveri üles, sest et ma mäletan ka, kui ma salvestasin seda, siis ma panin telefoni kusagile lillepottide vahele ja siis see kukkus mul sealt vahelt alla, nii et mul tuli ekraani, läks veel mõra ka, nii et jumal tänatud, et ma ikkagi panin selle video üles ja salvestasin, et see ekraani mõra oli seda väärt. See on jälle nagu nii hea näide sellest, kuidas nii-öelda nagu lihtsate asjadega annab suuri asju algatada. Jaa. Ei ole vaja peenet tripodi või mingit hullult head kaamerat, lihtsalt telefoni kaameraga paned lillepottide vahele ja saad hakkama küll. Aga mis siis edasi hakkas saama? Nad saatsid Eesti Laulule ja siis ühel päeval sulle kirjutaks, et kuule, et sa said sinna või? Ja ma olin koolis just minemas oma ajaloo kontrolltööd tegema ja ma olin nii stressis selle ajaloo kontrolltöö pärast. Ma olin nagu pikka aega oodanud ja õppinud, et okei, nüüd ma saan sellega hakkama ja see oli väga keeruline kontrolltöö. Ja siis ma saan kõne täpselt enne tundi Tomilt, et hei, kas sa Ringvaadet vaatad? Siis ma mõtlesin, et jube imelik küsimus, et nagu miks keegi helistab ja küsib, kas sa Ringvaadet vaatad, sest et ausalt öeldes ma olin täiesti ära unustanud selle Eesti Laulule saadetud asja ja ma ei teadnud, millal need välja kuulutatakse. Ja siis Tomi ütles, et et no ma arvan, et sa ikkagi võiksid vaadata, et noh, et palju õnne, aga et sa oled saanud poolfinalistide hulka. Ja seda aru ma mäletan, ma seisan seal kooli aatriumis, mul selline tunne, nagu mu süda jääb lihtsalt seisma. Mul ei ole enam õhku. Ja siis ma ütlesin, ahah, aitäh. Ja siis ma panin ära kõne. Ja siis ma seisin seal ja ma tundsin, kuidas mu nagu kõik veri läks lihtsalt näkku. Mul hakkas nii halb, sest et ma ei oodanud seda üldse ja ma olin ikka veel oma sellises nagu keskkooli mullis hästi rahulikult ja väga nagu ei arvanud, et ma nüüd siin kohe otse kusagile Eesti Laulule lähen. Ja siis ma helistan oma emale. Esimese asjana ütlesin, et ema, ma sain Eesti Laulule. Siis ma kuulsin sealt hästi palju ropendamist. ema ütles, no mine. Ja siis ta jäi nagu kinni sellesse. Siis ma ütlesin, et okei, kuule, ma nüüd panen ära. Ja siis ta ütles, et okei, räägime hiljem. Aga kas ta oli nagu õnnelik või kuidagi nagu murelik või mis ta oli? Ma arvan, et ta oli kõike koos, sest et mul endal oli samamoodi, et ma nagu, issand jumal, ma pean mingite telekaamerate ees esinema, aga teiselt poolt nii lahe, aga samas nii hirmus. Ja ma arvan, et mul emal oli ka täpselt samamoodi, kuna ma saan oma vanematega lihtsalt nii hästi läbi, nad on minu parimad sõbrad, et see on nagu kuidagi nad tahavad mind hästi hoida ja nad teavad juba eos ette ära, et see saab olema väga stressirohke periood ja see oli väga ootamatu. Nii et jah, siis ma läksin pärast, ma ei läinud seda kontrolltööd tegema. Ma ei suutnud, mul oli nii halb olla, ma mõtlesin, ma suren ära sinna kooli ja ma läksin autosse ja ma sõitsin minema. Nii et keset koolipäeva võib niimoodi minema sõita või? Tegelikult ei tohi, see oli esimene kord, kui ma olen nagu tunnist ära viilinud. See oli nii hirmus, ma mõtlesin ka, et ma ei saa minna seda kontrolltööd tegemast, et mul aju oli täiesti sassi keeratud. Ja siis ma läksin koolist ära, ma läksin koju ja siis ma just istusin seal. Ja siis lõpuks tuli mu vanemad õhtul koju ja siis ema tegi mulle vist veel, ma ei suutnud magama ka minna, ema tegi mulle ka ärahelbe putru kell 12 õhtul. Ja siis ma sõin rahulikult seda putru, vaatasin koos Ringvaadet ja ma olin lihtsalt täiesti nagu šokeeritud. Nii et täiesti rivist välja lõisid see nagu. Täiesti. Aga tol hetkel tundsid mingit kahetsust ka mingis osas või? Võib-olla nagu ma mõtlesin ka, et issand jumal, ma pean seda lugu seal nüüd esitama. Et noh, isegi kui see lugu, mõtlen ausalt, mulle ei meeldinud väga palju, siis noh, nähes, kuidas tegelikult sellel laulul läks ja kui palju ma nagu positiivselt tagasisidet sain, siis see tähendabki seda, et noh, isegi kui mulle võib-olla ei meeldinud see laul, siis teistele läks see korda. Nii et see on jah siuke kahe otsaga asi, et jah, ta ei olnud päris nagu minu stiiliga, et tekkis korra küll see, et ahah, ma pean nüüd seda lugu esitama seal telekaamerate ees. Nii et selline väga sassi läks kõik. Aga mis siis üldse nagu edasi saama hakkab, nagu mina ei tea neid Eesti Laulu telgitaguseid ja mis kõik toimub enne ühte nagu Eesti Laulu. Lõpuks ainuke asi, mida mina näinud olen, on see finaal tavaliselt, Eesti Laulu finaal, kus siis keegi valitakse sinna, läheb Eurovisioonile, tundub kõik väga uhke, väga lihtne, väga ilus on ju. Mis sinu elus toimuma hakkas siis? No pigem võib-olla kõige veidram oli see, et hästi palju kohtumisi oli, väga palju miitinguid ja enamus ajast on ikkagi miitingud ja kõik on nagu päeva keskel, samal ajal kui mul on koolipäev ja mina ei saanud nendelt miitingutelt puududa, ehk siis ma ei saanud koolis käia. Mis klass oli nüüd siis? 12. Nii et oli täpselt see eksami aasta ka ja kõik väga nagu tähtsad tunnid ja ettevalmistused ja siis ühel hetkel jah, kõik ma saingi aru, et see ei ole väga nagu
reaalne mul käia koolis samal ajal. Eriti kui nagu kasvõi mida rohkem aeg edasi läks, seda rohkem oli ka see, et kui ma näiteks koolis aatriumis lõunapausi ajal siis hakkasin sööma, siis järjest nagu kõik noored tulevad juurde, tahavad pilti teha, siis ma ei jõua süüa. Ja siis ei taha nagu kellelegi ära ka öelda, et hei, mul tegelikult olen koolis, ma tahaks õppida siin ja ma tahaks rahulikult oma lõunasöögi ära süüa. Et teisel küljest jah, see oli väga nagu lahe kogemus ja näha, et nagu oli nii palju toetajaid, aga hästi keeruline oli see koolis käimisega, et siis ma läksingi individuaalsele õppekavale ja käisin koolis ainult kontrolltöid tegemas, nii et kogu see 12. klassi selline võib-olla kogemus mingil määral natukene läks nagu sassi, aga sellegipoolest mul oli nagu selline kord elus seiklus samal ajal toimumas veel. Et jah, väga palju miitinguid, kõik erinevad. Mis miitinguid? No oligi erinevad nagu tiimisisesed miitingud. Ütle kaua, mis ajaraamist me üldse räägime siin, see, et kui sa teada said, kuni sa lõpuks esinema pidid laval ja oli nii-öelda asi käes? Ma arvan, et see oligi äkki vist november kuni ja siis põhimõtteliselt finaal oli äkki märtsi keskel või märtsi alguses. Nii et sellised jah, viis kuud jah. Okei. Hakkasid kohtuma kõikidega, nii, oota, kellega sa kohtuma hakkasid? Tiimisisesed miitingud, kuidas sa lavashow teed, siis sul on erinevad proovid, kuna ma ei olnud elu sees laulnud enne nende in-earidega, mis sul kõrvas käivad ja siis ma pidin nendega harjutama ja kõik üleüldse nagu need tele ettevalmistuse miitingud ka, ehk siis kuidas sul seal laval on, milline teie valgus on, kuidas mida sa sinna ekraanile tahad, milline kõik sellised asjad, siis on su stilistid, siis on su milline su meik välja näeb. Kus sa saad kõik need asjad, kas see tuleb nagu selle Eesti Laulu poolt või kes see sinu kus sa meeskonna saad? Kes selle pulli kinni maksab? Seda ma ei tea. Need põhimõtteliselt ja ikkagi minu nagu oma tiim maksis põhimõtteliselt selle kogu pulli kinni. Et see on jah selline, et sul peab ikkagi endal olema ka nagu raha, et seda täpselt teha selliselt nagu sa tahaksid, et see oleks. Nii et jah, selline keeruline on see protsess. Aga jah, et see ongi see, et kui võib-olla keegi ütleb näiteks, mis minul oligi väga hea nagu õppetund sellest ka, et kuidas sa jääd endale kindlaks. Et kui näiteks minu tiimis käis ka arutelu, et mina arvan, et sa ikkagi võib-olla peaksid olema seeliku ja kontsakingadega, siis mina ütlesin, et ei taha. Ei ole mina, on ju. See ei ole mina, et ma kannan alati, ma olen terve elu, kui ma olen käinud lauluvõistlustel, ma kannan alati ketse ja kleiti. Et see kuidagi on, et isegi kui ma kannan kleiti, ma alati kannan ketse seal all. Ja see on minul üks selline mugavus olnud ka, et kui ma oleksin juba seal Eesti Laulul olnud nende kontsakingade ja seelikuga, siis ma ei tunneks üldse ennast hästi. Ja ma oleks veel rohkem närvis sellepärast, et äkki ma nüüd kukun siin lava peal ka kõikide ees. Et jah, kõik nagu sellistes ka, et kuidas sa jääd endale kindlaks läbi selle protsessi, samas nagu olles alustav artist, 18-aastane, ikka veel käid koolis. Ja lõpuks õnneks nagu stilist ka, kes mul oli temaga, me saime lõpuks paika ka, et okei, paneme siis selle sädeleva jaki, lühikesed püksid ja valged ketsid ja see oli täpselt selline, et ma tunnen ennast nüüd väga hästi ka ja mugavalt. Millal sa Martiga kohtusid? Martiga ma kohtusin tegelikult augustis. Nii et täpselt enne kogu seda Eesti Laulupulli. Nii et ma kohtusin temaga siis ja siis me kuidagi suhtlesime, natuke semmisime, siis meil jäi pausi vahepeal sisse, kuna minul hakkas uuesti kool, temal oli tööl jube kiire ja siis kuidagi uuesti hakkasime suhtlema, kui ma salvestasin ühte coverit ka ja siis ma teadsin, et tema teab, mida kaameratega teha. Siis mõtlesin, et okei, äkki nagu palun siis Marti käest, et tema aitaks mul filmida siis ühte coverit. See cover, ma ei pannud seda kunagi üles, sest et ma olen liialt kriitiline endaga. Nii et see cover on olemas, see on filmitud, see on valmis, salvestatud. Aga see ei näinud mitte kunagi ilma valgust isegi. Aga jah, et kuidagi me uuesti leidsime taas teiseni ja siis detsembris hakkasime nagu ametlikult deitima, ütleme nii. Ja 6 aega pärast seda alustasime juba oma ühist YouTube'i kanalit, nii et väga jõhker, ma ei tea, mis meil viga oli. Aga kuidas see Marti nagu mahtus siis sellesse, mis rolli tema mängis üldse sinu ettevalmistuseks Eesti Lauluks?
no Martiga oli tegelikult see, et ta väga palju ei olnud kaasatud sellesse, et kui ma sain teada, et ta mängib kitarri väga hea, siis tema käis minuga Terevisiooni esinemistel, et mängis seal kitarri, kui me tegime akustiliselt seda lugu. Aga see oli ka nagu enamjaolt kõik, et väga palju tema nagu kaasatud ei olnud sellega. Aga kuna ma elasin tema juures see aeg, sest ma olin Viimsist pärit ja mul oli linnas jube hea lihtne kusagil käia, siis ütleme nii, see oli ikkagi väga stressirohket talle ka, sellepärast et ma arvan, et see oligi 2 nädalat enne Eesti Laulu poolfinaalide salvestust, kuna sellel ajal tehti niimoodi, et salvestati esitused ära ja siis nädal pärast esituse salvestamist oli kõik niimoodi, et lihtsalt vaadati neid esitusi, aga kõik istusid green room'is, nagu see oleks samal päeval olnud. Nii et pidid olema täpselt sama riietusega, meigiga, kõik muu. Ja kui meil tegelikult siis see enne seda salvestust hakkas see kogu pull pihta, siis minul tulid nii suured paanikahood, et iga õhtu 2 nädalat enne ma lihtsalt nutsin vähemalt 2 tundi järjest paaniliselt ja ma mõtlesin ka, et ei, ma ei saa seda teha, ma ei saa sellega hakkama, ma ei taha seda teha, miks ma selles olukorras olen. Ja siis hommikul ärkan üles, siis ma olen, jah, tegelikult on jumala okei. Et nagu tegelikult on jumala fun, et mulle väga meeldib ja ma saan teha seda, mida ma armastan. Aga jällegi õhtul siis oli jälle see, et ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama, ma ei tea, ma olen nii närvis, mis siis, kui mul läheb äkki väga sassi. Ja siis tema hirm ja paanika tuli täiega üles ühesõnaga. Ja kõik oli nii uus. Nii et jah, see oli väga selline stressirohke periood, mida Marti lihtsalt kõrvalt nägigi ja ta üritas mind aidata, aga samas see oli talle ka keeruline, kui iga õhtu nagu tüdrukil, eks oled 6 aega võib-olla koos olnud on ju. Ja teil on ühine YouTube'i kanal ka juba ja siis ta lihtsalt nutab ja on täiesti paanikas ja tema nagu ütles ka, et noh, tegelikult sa saad väga hästi hakkama sellega, et ei ole midagi probleemi, aga noh, ta üritas sellest lohutada, et kuidas nagu seda, kuidas seda üldse toime tulla, ma ei tea. Aga kas need olid esimest korda sul mingid ärevus, paanikahood või oled varem ka kogenud? Varem ka, et ma mäletan esimest korda, kui mul oli vist selline nagu suurem paanikahoog, ma olin äkki 13 ja siis oli ka niimoodi, et siis kuna ma ei teadnud sellel hetkel ka, et kuna mul oli astma ka väga tugevalt, et see nagu paanikahoog läks üle astmahooks ja siis mulle tuli kiirabi ka ja siis nad olid, ei, tegelikult on nagu okei, natuke hapniku level on nagu madalamal, aga lihtsalt see, et kui sa mingi 2 tundi ei saa hingata, siis ema lõpuks ikkagi kutsus kiirabi ka, nii et pärast seda ma sain oma astmarohud peale ka ja nüüd on juba parem, aga jah, nüüd ma enam nagu astmaga ei tegele niimoodi, aga paanikahood on ikkagi olnud kuidagi siuke läbiv osa, aga siis alates 13. eluaastast olid need nagu sellised päris intensiivsed. Kuidas sa nendega nagu toime tulid, kuidas need mõjutasid üldse sinu elu, sinu, ma ei tea, elurõõmu, energiataset, igapäevast elu? Kõvasti mõjutasid, et aga noh, mul on ema on imeline, mu ema on õppinud vabastavad. Shout out! Täpselt. Liina Immele. Sul emal ilus nimi enne, sa ütlesid Ita-Riina. Ita-Riina, kallid sulle. Mu ema on tõesti imeline ja ta on õppinud vabastavat hingamist ka, nii et ükskõik millal mul olid paanikahood või ärevushood, siis minu ema oli see alati, et kelle juurde ma pöördusin, et kas siis kodus olles või näiteks kui mul koolis tuli ärevushoog, siis ma läksin koolivetsu ja helistasin emale ja siis tema juhendas mind läbi siis selle hingamise läbi telefoniga, nii et. Mida sa kogesid nende ärevus- ja paanikahoogude ajal, kas selle, et sa sured ära? Põhimõtteliselt küll, see on täpselt selline tunne, et no nii, nüüd on kõik siin, sest et sa ei saa hingata, siis kogu tuba läheb lihtsalt nagu täiesti väikseks ja nahas on nagu, mul on endal võib-olla kõige lihtsam kirjeldadagi seda niimoodi, et sa tunned, et sul on nagu naha all on ebamugav ja sa ei saa nagu noh, tahaks nagu venitada ja niimoodi nagu teha kuidagi kätega, aga lihtsalt see nagu nahaalune ebamugavus, mis ei lähe ära. Et see on ka nagu väga, väga suur osa sellest. Ja kas sul südame kloppimist on ka tugevat? On. See on nii tavaline, see on tavaline osa või? See on nii tavaline, et jah, see ongi see, et pulss läheb lihtsalt nii kiireks, käed hakkavad niimoodi käima ja et kõik jah, see terve keha on lihtsalt nagu halvatud sellest. Täiesti ränk, aga kas sa otsisid juba noorena mingisugust arstiabi ka või midagi, et see ikkagi ei ole ju väga tavapärane normaalne asi, et nii tugev on see paanikarevus? Ma käisin psühholoogi juures
aga mitte väga pikalt. Sest et lihtsalt see oli siuke hea näide, et kõik psühholoogid ja terapeudid ei sobi kõigile, et näiteks see oligi minu, jällegi toon uuesti oma ema siia sisse, et kui ma rääkisin oma emast talle ka, siis ta ütles, et jaa, et aga see ei ole õige, et sinu ema on sinu parim sõbranna. Et see ei ole niimoodi, et lapsele peab olema vanem ikkagi nagu autoriteet. Et see ei ole õige suhe teil ja ma arvan, et ei peaks seda enam niimoodi jätkama. Et ema peab olema ikkagi sinu ema. Ja siis selle peale ma kohe olingi, et no ma ei tea, see ei ole õige. Ja siis ma ütlesin emale ka pärast, et tead, mis ta ütles mulle. Ema ütles, tead, sa ei pea tagasi minema, kui sa tahad. Ma ütlesin, ma ei tahagi. Ja siis ma ei läinudki ja tegelikult mul nagu suuresti minu pere ongi siis isa, ema on need tulnud nagu läbi eluga nende paanikahoogudega minu nagu selline kõige suurem tugigrupp. Et alles nüüd nagu täiskasvanu eas võib-olla mingi 2 aastat tagasi ma käisin esimest korda siis nagu uuesti teraapias ja psühhiaatri juures. Aga lähme tagasi siin Eesti Laulu juurde, mis siis, kuidas siis ikkagi see kogu protsess seal, sest lõpuks ikkagi lavale ju astusid? Ja need viimased 2 nädalat, ühesõnaga, et paanikat oli palju, Marti kodus oli ise peaaegu paanikas juba, sest sa oled lihtsalt iga õhtu pöördes, väga ränk, väga kurnav on ju, magamisele mõjutab. Ja, aga tegelikult ei ole ju varianti, et see ei lähe. Ei, sa ei saa öelda mingi, kuule tead, ma ikkagi nagu mõtlesin, et ma nüüd ei tee. Ja õnneks ma kuidagi võtsin ennast kokku ja no see oli jah selline, et ma mõtlesin juba lava peal ka, et okei, nüüd ma oksendan siin lihtsalt, mul oli nii paha olla. Aga ja siis oligi see, et sul on esimest korda esined nende klappidega kõrvas ja siis sul on see bodyback, kus sul on saad oma heli keerata. Muidugi ma olin selle täiesti maha keeranud, ma ei teadnud, et see mul oli maas. Nii et kui ma saadki nagu 1 korra tegelikult teha seal seda oma etteastet ja siis ma õnneks nagu poole pealt ma lihtsalt ikkagi keerasin nagu juurde, sest ma ei kuulnud mitte midagi. Nii et väga tark sellel hetkel mitte kontrollida seda, ma ei tea. Nii et ma tegin selle ära ja mul oli imeline nagu siuke pingelangus oli. Ja jube hea oli olla sellepärast, et ma olin okei, mul on jumala suva, ma ei pea saama finaali, mul on tehtud. Ja nüüd on lihtsalt see pingevaba. Ja siis kui oligi see poolfinaali salvestus on ju, kus kõik see hääletus ja kõik see protsess, siis esimese vooruga ma edasi ei saanud, mis oli siis nagu žürii ja rahvahääletus. Ja siis see, kes 5. edasi sai, seal oli ainult rahvahääletus. Ja sellega oligi niimoodi, et siis ma mõtlesin, et no ma elu sees ei saa, on ju. Sest et seal oli nagu Uku Suvistel iga seal nagu seal, no kuidas nagu, kui sa võrdad nagu Uku Suvistet ja siis 18 aastast nagu tüdrukud lihtsalt Viimsist, kes käib veel koolis on ju ja lihtsalt kogemata siia sattunud, siis ilmselgelt peaks ju Uku Suvist edasi saama ja siis tulid need hääletused sisse, siis ma olin väga šokeeritud, kui nad ütlesid minu nimest, et ma ei oodanud seda 0. Täiesti 0. Ja siis oligi see, et ma sain finaali edasi ja mis oli väga lahe oli see, et meil on YouTube'i video ka sellest, kuidas me siis kogu seda poolfinaali kogemust vlogisime ja minu kõige lemmikum hetk oli see, kui Maian oli ka minuga samal aastal seal ja ta oli koos Hugo Martin Maasikaga, kes oli Marti korterikaaslane. Ehk siis Hugo oli ka Eesti Laulul. Ja mina olin Eesti Laulul ja mina elasin nendega koos. Ehk siis me mõlemad saime finaali edasi ja me mõlemad elame samas korteris. Nii et see oli nagu, ma ei saa aru, kuidas see juhtus, aga see oli nii lahe, kuidas nad jooksid ka, kallistasid mind, tõstsid mind õhku, et nagu kõik see oli selline lisaboonus, ütleme nii, kogu selle kogemuse juures. Ja siis tuli finaal. Aga kõigepealt ma kujutan ette siis, kui sa teada said, sa tundsid metsikut mingit rõõmu, võidud, janu, kõike. Ja, aga no siis on see, et ma pean Saku Suurhallis esinema. Nii et see ei olnud väga nagu ka see, et esmalt oli nagu see, et mul on vist isegi seal videos on hea ka, et ma olen ma sain edasi ja siis mingi ma pean Saku Suurhallis esinema. Nii et see on jälle see 2 otsaga asi, et nagu jäi, Ja et panused nüüd tõusevad, asjad lähevad nagu veel pingelisemaks, veel suuremaks on ju. See oleks naljaks, kui ema oleks nüüd veel rohkem ropendanud seal mingi. Mida? Oh my god. Nii et jah ja siis Mart ei hoidnud peas kinni või? Veel seda või? Tead, siis tal kuidagi mis on üllatav, mul ei olnud ühtegi paanikahoogu enne Saku Suurhallis esinemist. Sellepärast, et ma olin saanud nii-öelda selle peaproovi läbi teha. Mul oli tehtud, ma mingi saan hakkama küll. Ei ole nii hullu midagi. Ja, et
et enam-vähem juba teadsin, kuidas mingid asjad käivad. Seda, et tuleb seda volüümi kontrollida enne lavale astumist. Ja siis oligi kõik see Saku Suurhallis ka, kui olid veel mitu päeva enne hakkavad ju need peaproovid on ju. Ja siis oli meil pressikonverents seal ka, kus oli väga siuksed vahvad kogemused. Kuidas see läks? Tead seal ja. No räägi pressikonverentsist. Seal põhimõtteliselt seal oli ka üks siuke olukord, kus üks ajakirjanik tuli pärast väga ebaviisakalt karjuma minu peale ja ropendama otse mulle näkku. Ja mul oli minu ema seises ka veel minu kõrval ka selle, et no ütleme nii, et tal oli võib-olla natukene, noh, ma ei tea. See oli lihtsalt jah, et võib-olla siuke natukene üle käte võib-olla läinud mingite asjadega. Ja siis kuidagi elas välja seda võib-olla kellegi peal, kes oli nagu hea sihtmärk, jah. Aga mis ta ütles sulle siis? No põhimõtteliselt see, et kuidas mina olen vati sees kasvanud ja et ala, et noh, et mul ei ole elukogemust ja seal oli ka, et noh, eelnevalt seal pressikonverentsil ka, kui nad said küsida neid küsimusi, siis tema oli ka üks neist, kes küsis, et tead, kas sa seda artisti tead. Ja siis ma ütlesin, et jah, et noh, et ma ei ole kursis, aga ma olen nime teadnud, on ju, mina olen nii või naa nii närvis sellel pressikonverentsil. Ja siis need olid siuksed vanemate artistide nimed, noh, et oligi mingi 70-ndatest ja kusagilt niimoodi. Ja siis ma põhimõtteliselt tegingi niimoodi, et noh, ta küsis veel pärast, kui olid mingid teised küsimused ka veel vahel olnud. Ja siis ta küsis uuesti ka, et aga kas sa seda artisti nüüd tead? Ja jällegi oli selline vanem nimi, ma ütlesin, et jah, et noh, ma mõnda lugu olen nagu kuulnud, aga see ei ole üldse see nagu muusika, mida mina ise kuulan. Aga aitäh küsimuse eest. Et hästi nagu viisakaks ja ma ütlesin ka, et no natuke veidrad küsimused võib-olla on. Mis eesmärgid üks test üldse küsis või? Ma ei tea. Et kuidagi nagu... Et nagu tõestada võib-olla, et noh, et noored, et nad ei ole nagu kursis. Ja siis ta ütles ka, et aga millist artiste sa siis ise üldse kuulad ja siis ma tõin erinevaid nagu näiteid ka sinna juurde ja siis pärast seda pressikonverentsi ta tuligi rääkima minuga ja siis oligi see, kus noh, need, et mingid tead, sa oled vati sees üles kasvanud, sa ei tea seda ja mingi, et aga hoopis see artist on palju parem kui sina ja siis noh, nii või naa ma olin nii närvis ja ma olin nii nagu endast väljas, mul pole kunagi pressikonverentsil olnud, ma ei tea isegi, kuidas asjad toimivad seal, aga ma olen suht kindel, et see ei ole osa nagu normaalsest pressikonverentsist. Või samas see vist just on osa normaalsest pressikonverentsist. Provokatiivsed, ebaviisakad, nõmedad küsimused. Võimalik jah, nii et noh, mina pärast seda jooksin lihtsalt sinna oma riietusruumi ja siis läksin sinna, ma hakkasin nutma, kuna ma olen väga emotsionaalne inimene ja siis ma hakkasin nutma ja siis ma ütlesin, ma ei tea, mida ma valesti tegin, enda arust vastasin hullult kenasti, et ma ei tea, mida ma tegin talle. Ja siis sellel aastal Mart Normet korraldas Eesti Laulu ja ta tuli, kohe jooksis mul järgi, tuli sinna ja ta oli nii tore, kogu Eesti Laulu tiim oli nii tore, nad reaalselt hoidsid mind nii hästi, nad tulid minu juurde, rohutsid mind, et kõik on hästi ja et palun väga vabandust, selline asi juhtus ja nagu ma tõesti tundsin ennast nagu hästi hoituna kogu selle tiimi poolt, et selles mõttes oli väga super. Ja siis oli mul esimene kampaania, selline suurem kampaania võte. Ja siis ma suutsin ennast vigastada seal nii palju, et ma tõmbasin seljadiski ära nädal enne Eesti Laulu Saku Suurhalli finaali. Nagu seljadiski täitsa paigast? Jah, aga ma ei teadnud seda. Nii et meil oligi see, et ma esimene päev oli nagu, okei, kuidagi nagu natuke veider on olla, selge on valus, ei ole hullu. Järgmine päev kummardan ja siis ma tunnen, mul tuli mingi väga terav valu nagu otse seljast kuni pealakke ja nagu varvast ja sõrmeotsteni välja. Ja siis ma kukkusin nagu lihtsalt nagu vajusin ümber, keha läks täiesti šokki, hakkasin nagu värisema ja mulle siis... meeldib, kuidas sa nagu nii nagu relaxed räägid seda, ei midagi, siis mul keha läks šokki, ma kukkusin küllili pikali maha, sest ma olin üleni krampides, aga ei muidu, kuidas teil läheb? ma olen jah kuidagi nagu sellega juba rahu teinud, et oli nii ja nüüd tagantjärgi on nagu huvitav kogemus. Oota, aga mis sa seal maas värisedes siis peale hakkasid? No oligi see, et ma olin Marti juures ja siis ma õnneks suutsin natukene nagu, ma ei suutnud karjuda teda, ta oli teises toas, aga hea, et ta oli kodus olemas. Ja siis ma vaikselt ütlesin ka, et nagu Marti, siis ta tuli, nägi, kuidas ma seal põrandal olen, on ju täiesti
täiesti mingi värisem põrandal maas, näost jumala valge, kutsus kiirabi, kes läksin EMO-sse. Ja siis nad koputasid mulle paar korda selja peale ja siis ütlesid, et sul on neeruvaagna põletik. Siis ma olen mingi, okei, lahe. Vähemalt saab ravida vaata antibiootikumidega. Siis ma sain antibiootikumid peale, siis need ei püsinud mul organismis sees, sest et tegelikult mul ei olnud vaja neid. Ja lihtsalt selga mul ei olnud neeruvaagna põletikku ja ma sain alles mitu kuud hiljem teada, et mul on seljadisk on paigast ära. Nii et jah. Aga kuidas see, mis see tähendab antibiootikum, kuidas see keha reageerib sellele, kui antibiootikum pole üldse vaja? Sa siis toksendad need välja kõik. Nii et see oli jah nagu siuke hea kirstordil veel kogu sellele nagu valule, mis niivina oli, on ju. Ja siis väga vahva lugu oli ka veel sellega, et otse EMO-st ma läksin tagasi Marti juurde, vahetasin riided ära, tegin kiire meigi ja siis ma läksin Sky Plussi otse eetrisse kell 7 hommikul ja ma ei öelnud mitte kellelegi, et ma olin EMO-s just olnud. Sest et ma ei tahtnud kuidagi seda nagu kaastunnet saada või see, et noh, näed jälle vaata, et no muidu kui me tunneme kaasa vaata, ma pigem olin see, et ma nagu varjan seda, et noh, ei ole hullu. Ja mis kaastunnet sa ei tahtnud? Kas kuidagi seda kaastunnet, et nagu, et kas sa kartsid, et inimesed hakkavad sulle pahaks panema, et sa kasutad mingit kaarti, et üldse Eesti Laulul paremini nii-öelda sul läheks? Ja, just. Täpselt see väga hästi sõnastatud. Just see, et noh, et alati ju on näha ka, et mingid artistid, et jah, et noh, mul on häälepalte ka see või mul on hääl ära või seda, et noh, et ma kuidagi tundsin, et ma tahtsin, et mind võetakse hästi võrdsena kõikide teistega, kuna sellel aastal oli nii palju suuri artiste seal oli Ivo Linna, Kerli oli seal ka, siis oli Koit Toome koos Lauraga, on ju. Seal oli Daniel Levi, Liis Lemsalu, Elina Born, kõik need artistid, kellele ma olen nagu alt üles vaadanud terve elu ja siis ma lihtsalt mõtlesin ka, et ma ei taha nagu ühtegi seda nagu tundke kaasa mulle kaarti mängida. Aga miks mitte? See äkki oleks aidanud, et noh ongi, et kasutada nagu just teistpidi vaadata, et no vaata neid, Liis, Lemsalu, Koit, Toome, et kuidas ma nende vastu saan võistelda, davai kasutame kõiki kaarte. Ei taha, ma ei tea, ma olen kuidagi jah siuke, et ma olen hästi nagu võrdsuse jünger, ma tahan, et mul on kõik on väga võrdselt ja sellepärast ma tundsin ka, et ma tahtsin, et mind nagu võetakse sama vääriliselt nendega ilma, et ma oleks mingi tead, tegelikult ma nagu tõmbasin oma selja ära ja et väga hästi kõndida ei saa ega istuda ka, aga noh, et just olin EMO-st. Et nagu kui mul halvasti läheb, et siis te teate, et see on selle pärast. Ja siis ma esinesin Sky Plussis sama päeva hommikul ka, nii et ma olin mingi 2 tundi maganud veel pooleldi mingi ravimite laksu all olin seal, aga jah, täitsa nagu okeilt läks ja siis kui ma Saku Suureli see finaalipäev tuli ka, siis mu ema ostis mulle kotttooli sinna taha sellest, et ma saaks kuidagi nagu istuda, sest otse ei saa, sellile on ka halb ja siis ma kuidagi nagu vedelesin seal selles kotttoolis ja jah, nii et selge oli täiesti ära teibitud füsioterapeudi poolt ja oli vahva. Mis tunne on astuda Eesti Laulu finaalis Saku Suurhalli lavale, teades, et kogu Eesti nüüd vaatab ja see on sinu see, võib-olla sa ei mõtle niimoodi, mitte, aga see on see sinu hetk nüüd. Ma tean, see on täpselt, ma üritan mõelda ka nagu seda, et jah, et nüüd on nagu minu hetk, aga ainuke asi, mis ma mõtlesin, ma olin nagu ära seda pekki keera, ära seda pekki. Ei, sellepärast, et samal aastal oli ka see Beyond poistebänd, vaata esines seal vaheäktina ja minu parim sõber Karl Killing seal olid nagu siuksed lava peal, olid siuksed nagu vaheplaadid ja osad, kus sa sinna peale astud, sa kukkusid läbi lava. Ja tema kukkus peaproovis sealt läbi lava. Ja siis meile öeldi ka, et tead, vaadake, et ärge sinna astuge, sest et need ei kanna. Nii et sa olid nagu oma mingid nagu osad, kus sa said kõndida. Ja siis ma teadsin, et mul on seda hästi see paks toss on maas ka veel. Nii et ega ma ei näinud seal mitte midagi, siis ma mõtlesin nii. Sul nüüd 2 varianti, kas unustad sõnad ära ja sa oled täiesti vait. Kas sul on nii tugev valu selga, et sa nagu ei suuda liikuda, sest seisad seal. Mida ma nii vena tegin, ega ma väga palju ei liikunud, olge maasad, ma olin nii närvis. Või siis on see, et sa lihtsalt kukud nagu kõikide nende televaatajate ees, samamoodi nagu Karl tegi seda küll peaproovis, aga kukud lihtsalt nagu selle läbi lava, mis on mingi 2-meetrine kukkumine põhimõtteliselt oli. Nii et jah, see oli nagu ainuke asi, ma olin mingi nii ära pekki keera, mitte midagi. Ja siis kui ma esinetud sain ja mul oli nii suur pingelangus, siis ma lihtsalt nagu kõgutsin mikrofoni ka, ma olin mingi aitäh. Ja siis tuli Märt Avandi tuli
mäletaks, see oli Märt Avandipäev, ütles, et tuli küsima ka otse siis lava peal kommentaari, et jah, et no mis tunne see on otse keskkooli lavalt. Lähed siis esinema ja Saku Suurhalli, et oled sa enne nii suure publiku ees esinenud ja siis ma ütlesin, et ei, ma ei ole enne nii suuri inimesi näinud. Saad aru, ma olin lihtsalt ja ma sain aru nagu, et mida ma ütlesin, oli nagu väga valesti, on ju. Ja siis ma olin mingi oi, ja siis selle peale ta lihtsalt pani niimoodi. Ja siis ütles, aitäh, Ariadne. Aga nagu muidu tavaliselt see on asi, mille pärast ma oleks nagu endast väljas, ma olen mingi, issand jumal, ma keerasin selle jälle pekki, vaata, et nagu enda peas mõtled, et kuidas ma sain nii lihtsa asja nagu valesti öelda. Aga samas mul oli nii naljaks ja see oli minu arust nagu mul oli nii suur pingelangus sellel hetkel, et ma olen mingi, ma ei ole enne nii suuri inimesi näinud. Ei. Ja siis ma läksin sealt lavalt ära ja siis ma just olin väga õnnelik ja see, et ma üldse 6. kohale sain finaalis, see on uskumatu. Väga kõva tunne. Ülikõva töö ikka. Siuke väga vahva nagu, väga vahva big story kogu selle möllu kohta, mis tormiline algus oli ja siis jah, see oli märtsis ja siis septembri lõpus oli mul seljaoperatsioon. Nii et tore. Sest valu ei läinud ära, kõik oli pekis seljas nagu. Ja ma sain arsti aega ka piisavalt kiiresti, nii et siis ma olin terve suvi lihtsalt esinesin selle diskiga, mis oli paigast ära ja vahepeal üldse kõndida ei saanud normaalselt, aga jah, vähemalt sai tagasi opereeritud kenasti. Kuidas kogu meedia tähelepanu sind mõjutas ja kas meedia suhtus sinust üldiselt hästi või oli ka nagu, ma väga palju ei tarbi üldse nagu meediat ja lihtsalt vahepeal meedias on väga palju nagu tuhnitakse inimeste elus, proovitakse tekitada käest draamasid, teemasid, asju, et kuidas kogu see meedia pilt sinust oli kogu selle protsessi käigul ja kuidas sellega toime tulid, oli seal midagi? Pigem oli ikkagi nagu selline väga positiivne ja üldjuhul oli see, et inimesi lihtsalt huvitasid, et kui kõik need meediaartiklid ja asjad tulid ka, siis kohe tuli nagu väga palju mingeid intervjuu küsimusi tuli sisse, et hei, me oleme siit Õhtulehest või me oleme siit Delfist, et kas me võiksime sinuga teha intervjuust, et ei olnud üldse palju nagu tundmatuid nägusid sellel aastal, et seal olidki need suured nimed ja siis oli tegelikult mina ja siis oli Maian ja nagu rohkem kõik ülejäänud olid sellised Eesti A-listerid. Et seetõttu nagu tuli seda tähelepanu võib-olla rohkem ka, et kõik oli mingi nii, kes see tüdruk on. Et muidu oli ikkagi selline väga positiivne, aga ainultki asi oli see mingi kommentaariumites kusagil näha ka, et et ta on ainult selle Marti Allikuga koos sellepärast, et ta püüab talle hääli. Aga ma ei tea, siin 6+ aastat hiljem ma olen abielus oma häältepüüdega, nii et ma ei tea, püüab siiani mulle hääli. No vaatast nii hästi püüdis hääli, et tasub ära võtta. Täpselt. Aga kas sa pärast Eesti Laulu tundsid, et kuidagi seda ka, et okei, et nüüd ma olen ikkagi juba tuntud ja kuulus Eestis? Ei, ma ei tea, ma siiani nagu ei tunne seda väga. Et ma kuidagi, ma ei tea, mul on hästi raske nagu kuidagi vaadata ennast nagu kõrvalt, et kuhu ma nagu täpselt sobitun kogu selles nagu muusikamastikus, et pigem jah, ma olin siuke, et ma ei tea, ma lihtsalt teen oma asja ja teen seda nii hästi, kui ma saan ja üritan teha muusikat edasi, et kuigi ma võtsin veitsa väikse siukse pausi pärast seda Eesti Laulu möllu muusikast, aga ikkagi esinesin ja lihtsalt kuidagi tahtsin nagu nautida seda, sest ma teadsin, et okei, ühel hetkel see ei saa igavesti ikka kesta, vaata, et siis ma lähen võib-olla nagu, ma tahaks väga kosmeetikuks saada, lähen erakosmeetika kooli, et siis mul nagu päris amet ka juures. Aga siin ma olen nüüd mingi 6 aastat hiljem, ei ole ikka veel see maha vaibunud, nii et olen ikka samal laineharjal edasi. Asjad ei läinud üldse nii, nagu ma olin planeerinud. Aga Marti, tema kogu selle pulli käigus ei mõelnud, et nagu see kõik on liiga crazy ja see tüdruk nutab liiga palju ja... Oli küll. Oli või? Ja ta alguses muidugi ei rääkinud seda mulle, aga pärast seda, kui see Eesti mõtles ka, et las see Eesti Laulu asja olla ära ja siis vaatame, kuidas edasi, sest et kui mul nagu terve elu hakkab niimoodi, et see tüdruk lihtsalt nutab nagu absoluutselt iga asja peale ja kogu aeg on täiesti nagu paanika hoogudes, siis see lihtsalt talle on ka seda nagu nii palju ja eriti kuna ma ei osanud nagu kommunikeerida ka seda, et kuidas ta saaks mulle abiks olla, sest et ma olin lihtsalt täiega nagu, ma ei taha, kõik on nii halvasti ja kõik on nii pahasti ja ma ei taha mitte midagi teha. Et nüüd meil ongi, kui mul on teinekord sellised olukordi, siis tema juba teab,
kuna ma olen talle öelnud, kuidas nagu mind kõige paremini sellistel hetkedel toetada. aga jah, ta ütles ka, et ta mõtles, et see teeb selle Eesti Laulu asja ära ja siis vaatab nagu, kus maal me oleme, et nagu kas kestab igavesti või ei. Kuidas siis on läinud nende ärevushoogudega? Tead, pigem rahulikult, et praegu neid ärevushooge on ikkagi vähem olnud, aga nad on pigem lihtsalt sellised kui mul nagu on hästi palju erinevaid mingeid asju tuleb sisse korraga või kui on stressirohkem periood või näiteks kui ma olen pidanud hästi sotsiaalne olema pikalt või kusagil niimoodi, siis need tekitavad mul sellise nagu ülekülluse ja siis ma lihtsalt tulen koju, siis ma olen nii väsinud, et tavaliselt ma just nutan aga Marti on väga harjunud sellega ja siis ta on mingi, et tule siia vaata. Et mis on nagu me oleme hästi selgeks saanud on see, et kas mul on vaja lahendusi või mul on vaja tuge. Ja siis seda ma nagu oskan talle kommunikeerida ka mingi, et mul on praegu lihtsalt tuge vaja. Või siis tead, palun aita mind. Anna mulle lahendusi, kuidas me saame nagu siit edasi minna või mis on need tööasjad, kuidas ma saan nagu paremaks. Et jah, see on väga hea selline nipp ka, et kui on partner on siis nagu endast väljas, et kas sul on vaja tuge või sul on vaja, et ma aitan sul lahendusi otsida. Ja enamus ajast on ikkagi ainult tuge vaja. Ja. Et alguses on tuge ja siis võime lahendusi otsida. Just. Aga alguses on pigem jah, ikkagi see tugi on nagu kõige suurem osa. See on täiega nagu hea teadmine võib-olla kõikidele, kes puutuvad inimeste kokku, kellel on ärevushooge või paanikooge. Minu tüdrukul Kätlinil on ka nagu vahepeal on ärevushood, paanikood ja täiega olen õppinud, kuidas nendega toime tulla ja mis seal nagu tegema peab. Mis on see nagu veel, kus ütlesid, et Marti juba päris hästi teab, kuidas sind toetada ja sa oled ise ka aru saanud ja see väljendanud, et kuidas see toetamine käib, et kuidas see käib siis? Üldjuhul ongi see, et mina lihtsalt tahan, et ta oleks nagu minu juures olemas. Ehk siis kui ta näeb, et mul nagu hakkab minema nagu juba vaikselt, nagu tass hakkab liiga täis saama, hakkab üle voolama, siis ta ongi tavaliselt tule siia ja siis ma lihtsalt lamanda peal ja siis ta on arvestanud, et okei, sellest särgist ei jää nagu midagi alles, ma pean pärast riided ära vahetama ja siis ta lihtsalt nagu teeb mulle selja peale pai ja siis ma nutan ta peale ja nutan täiesti tühjaks ennast ja siis ta räägib minuga, ütles ka kõik on hästi, see on okei, lase kõik välja endast, et ei ole nagu seda, et ma peaks ennast nagu kuidagi tagasi hoidma, et ma saangi lihtsalt kõik emotsioonid läbi lasta ja üldjuhul on ka nagu see, et pärast seda ta siis toob mulle paberit ma saan nina ära nuusata ja lihtsalt rääkida nagu läbi ka minu emotsioonid, et mis on nagu see, mida ma täpselt tundsin sellel hetkel ja mis võib-olla viis selleni. Et see on jah nagu selline kõige parem viis minu jaoks vähemalt isiklikult. Mis sa arvad üldse nagu, mis selle taga on, oled sa nagu mõelnud ühtepidi, sa ütlesid, et sa oled väga emotsionaalne inimene, inimesed ongi, mõned on palju emotsionaalsemad kui teised ja nii palju, kui mina aru olen saanud, siis kunstnikud tihtipeale ongi väga emotsionaalsed, sest sealt nagu see kunst tuleb, sealt tuleb see looming. Aga ometi nagu seda kõike tundub nagu ikkagi päris palju, isegi pärast Eesti Laulu protsessi on ikkagi paanikaid, on ärevust, et oled sa nagu tegelenud või aru saanud, et nagu, kas seal on mingi juurpõhjus ka või? On küll ja ma käisin nüüd, kui ma teist korda olin Eesti Laulul veerandfinaalides, see oli äkki 2 aastat tagasi, aasta tagasi, midagi sinna kanti, mul ajataju on väga halb. Siis kogu need tööasjad ja kogu see jälle ma tundsin, et okei, nüüd lendab jälle üle pea. Ja siis kuna Marti oli ka käinud psühhiaatri juures ja teraapias, siis ma mõtlesin, et ma ei tea, võib-olla peaks ka minema, aga lükkan edasi. Ja siis helistasin Martile paanikas, et kuule, ma ei tea, ma ei saa hakkama midagi, mul on jälle kõik nii üle pea. Ja siis kuna see kogu protsess uuesti kuidagi trigerdas mul mingeid vanu emotsioone ka arvatavasti seda vana nagu paanikat, mis mul oli mingi 5 aastat enne seda oli juba sees. Ja siis seal oligi niimoodi, et Marti ütles nii, helista nüüd kohe, panen tal kohe aeg ja siis sa saad kohe endale ja tehtud. Ja siis mina mõtlesin ka, et okei, nii, kui ma nüüd natuke aega ootan, siis ma räägin ennast välja sellest. Sest et kui ma praegu kohe helistan, siis on tehtud. Aga pärast ma olen mingi, polnud üldse midagi nii hullu, kuule, et ei ole hullu, kuni järgmise hetkeni, millal mul uuesti täpselt seesama asi juhtub. Ja siis ma helistasin Confidosse samal ajal, kui ma nutsin, siis ma olen mingi, tere, mul on vaja psühhiaatri juurde ja teraapiasse aega, palun aidake mind. Ja siis nagu tagantjärgi seda on nii naljakas mõelda, aga sellel hetkel see oli nii dramaatiline, siis ma mäletan nagu
see naine oli mingi et ära muretse, kõik on hästi, ära nuta. Siis nad panid mulle aja ja ma sain juba järgmiseks nädalaks aja. Kui Marti pani endale aja, ta sai mingi 3-4 nädalat hiljem. Nii et võib-olla see toimis, et ma nagu helistasin nuttes sinna. Aga... Pange see hind kõrva taha, sest siin on nagu mingid mõnikord ka poole aastased järjekorrad. Jaa. Nii et siis ma panin endale aja ja ma alguses arvasingi, et okei, ma lähen lihtsalt siis teraapiasse ja igale poole, et mul on ärevushood ja see on kõik. Sest et see on kuidagi asi, mis mul nagu, ma olen arvanud, et okei, terve elu on nagu selline olnud, et jah, seda ma nagu teadsin, et okei, see on ärevushood. Ja siis, kui ma teraapias hakkasin käima, siis ma sain aru, et mul on nagu mingi osa on ka nagu OCD. Ehk siis näiteks see, et kui ma enne kui ma magama lähen, kui ma 4 korda ust edasi-tagasi ei klõksuta ukse lukku, siis see minu jaoks tähendab näiteks seda, et nüüd tulevad inimesed nagu sisse, murravad mu korteris sisse ja siis ma siia voodisse suren ära, on ju. Et kui ma seda ei tee, siis on halb. Mina arvasin, et see on lihtsalt mingi osa mu õhturutiinist, on ju. Et see tundub nagu nii normaalne, et okei, käin teen selle ära ja siis ma võin rahulikult magama minna ja see on teisi asju veel. Ma olen filmidest näinud seda over-compulsive disorder või? Ja, obsessiiv-kompulsiivne häire, jah. Nii et seal on hästi palju erinevaid vorme, et kas sa teed mingeid nagu nimekirju, mida mina teen ka nimekirju, et ma ei ole nagu see, kellel peab hullult korras kõik olema, aga isegi nagu mu asjad on nagu mingi oma koht või et näiteks nagu oma viis, et kui ma pesen käsi, mul peavad saama mõlemad käed märjaks, sest et kui ma panen rätikusse ühe kuiva käe ja teise märja käe, siis see on minu jaoks nagu, mul on siuke tunne, et mu aju nagu lõhkeb, sest et nagu see erinevad materjalid jah, või nagu kuidagi siuke erinev tunnetus kahel erineval käel. Nii et need on nagu mingid sellised väiksed asjad, mis minu jaoks oli, et see on normaalne, aga tegelikult nendega saab nagu töötada ja sa ei pea sinu elu siis nagu tagasi hoidma. Nii et siis ma hakkasin seda harjutama ja siis läks mõni aeg mööda ja siis mul terapeut oli mingi kuule Liina, et mul on üks asi, mida ma olen nagu mõelnud, et kas sa ei arva, et äkki sa võid olla autismispektrumil ja siis mina mõtlesin seda, et ma olen mingi, mis asja ma küll ei tea ja siis tõi nagu kõik need näited ette, mis mul on nagu olnud, millest me oleme rääkinud. Kas sa oled nõus jagama ka mingeid näiteid? Jaa, näiteks sensoorne ülitundlikkus on üks asi, mis mul on hästi tugev, et erinevad valgused, erinevad helid, ma käin igal pool, mul on need suured kõrvaklapid on kaasas, erinevad materjalid naha vastas, toit ei tohi mul näiteks, muidugi kui ma väljas söön, mul on nagu mingi burgerit või pastat, siis on nagu okei, aga kui ma kodus süüa teen, näiteks ma ei tea, oletame, mul on tofu, mul on riis, mul on näiteks brokkoli ja lillkapsas, siis nad peavad olema kõik mul taldrikul eraldi, need ei tohi mul omavahel kokku puutuda, sest et muidu ma ei saa süüa seda. Kui ma ise oman kontrolli sellele, siis ma ei saa süüa seda. Ja jah, ongi kuidagi nagu mingid sellised asjad näiteks toiduga ja siis see ülim emotsionaalsus, mis sinna juurde käib ja võib-olla ka kuidagi see teiste inimeste emotsioonide mõistmine ja see, kuidas minu arust oli hästi normaalne, et kõik õpivadki emotsioone niimoodi lapsepõlves ka, et sa vaatad filme, vaatad, kuidas teised inimesed sinu ümber käituvad ja siis sa pead kuidagi, see nägu, see emotsioon võrdub viha. Et sa kuidagi teed nagu need ära omavahel ja siis see on nagu see nagu skript, mis sul terve elu jääb nagu pähe. Need märgid on sellest, et sa kogu aeg nagu pead mõtlema kaasa sellele. Sa nagu teadlikult pead nii-öelda mõtlema selle peale ja oma peas kasutama seda mappingut, mis sa teinud oled ja mis see on, et sa nagu otse intuitiivselt ei pruugi aru saada, mis emotsioon on. Sa oled lihtsalt ära õppinud, milline on milline emotsioon. Ja minu arust see oli nii normaalne, ma arvasin, et kõik teevad seda. Ja just enda emotsioonidest arusaamine on ka väga keeruline, mis tõttu ongi nagu mingid sellised meltdownid ja asjad. Et mul on eraldi kodus ka, mis mul terapeut andis ka, on selline emotsioonide kirjeldamise vihik. Ja siis see on lihtsalt siuke pataks pabereid, kus on erinevad nagu füüsilised mingid omadused, mis nagu see emotsioon võib tekitada sinus nagu füüsiliselt. Ja siis on see, et mis on nagu need muidu nagu teised märgid ja siis on seal emotsioon, viha või kurbus või mis iganes. Ja siis teinekord, kui ma nagu kodus ei saagi aru, et ma tunnen, et ma olen nagu endast väljas, aga ma ei tea, mis nagu mind viis selleni, siis ma just võtan selle lahti, siis ma vaatan, nii, mul on see, ahaa, see on võib-olla see. Ja siis ma kuidagi saan nagu enda peas palju paremini kõik asjad nagu ära ühendatud. Ja jah, see kuidagi on minu jaoks nagu siuke hästi
loogiline olnud, et ma alati arvasin, et kõik teevad seda. Ja noh, võib-olla see ka, et hästi nagu silmkontakti hoidmine, et näiteks kui ma praegu teiega ka räägin, siis tegelikult peas ma samal ajal mõtlen, et ma olen mingi nii 4, 5, 6, ma hoian silmkontaktis, ma saan vahepeal kõrvale vaadata või näiteks üles vaadata. Ja siis ma jälle nagu hoian natuke aega silmkontaktist, et noh, sa ei taha tunduda kellelegi ebaviisakas. Aha. Ja et üldiselt ongi mingid sotsiaal... väga loomulikult välja see. Aitäh, ma väga üritan. Chill, sa võid vaadata seda tassi ka terve aeg, kui tahad. Terve aeg lihtsalt vaatan siia. et jah, kuidagi nagu siuke väga, noh, miks mingid sotsiaalsed olukorrad on hästi kurnavad ka, et sa oled nii, ma nüüd ei tea, kuidas ta eesti keeles ongi, võib-olla eneseteadlik või self-aware, et sa nagu, okei, kuidas mu keha hoiak on nagu mingitel miitingutel ka, et ma nagu oleks avatud, et ma ei ole nagu niimoodi kogu aeg, kuigi niimoodi on võib-olla kõige nagu mugavam on ju, et kuidas ma nagu tundun teistele inimestele ka, et see kogu aeg käib pea nagu topeltkiirusel. 2 korda rohkem tööd oma peas kui teised inimesed igas olukorras on ju. Ja oligi see, et kui ta mulle seda siis nagu välja ütles ka, et kuule, ma arvan, et see võiks olla, ma rääkisin su nagu psühhiaatriga ka. Ja et noh, et tegelikult see on asi, millel sa ei saa nagu, noh, see ei ole asi, millel saad mingit ravimit võtta. Ja siis me tegin, mul ei ole nagu lõplikku diagnoosi tegelikult, et kuna noh, minu arust see ei ole nagu oluline minu jaoks, kuna see ei muuda nii või naa mul mitte midagi, et ma tegin pika, sellist mega pika küsitluse, tegin kohe pärast seda teraapia sessiooni ära, mis on siis nagu siuke mega palju küsimusi oli tõesti seal, kus ma arvan, ma istusin mingi 1,5 tundi seal, tegin seda. Ja siis lõpuks andsin sisse, siis seal selle punktiskaala põhjal ta vaatab nagu kus kohas sa sellel spektrumil paikned. Ja see oli vist äkki mingi Cambridge'i ülikooli mingi koostatud test kunagi ja siis seda päris paljud nagu terapeudid kasutavad ka. Ja siis noh, et edasine samm oleks olnud see, et ma oleks pidanud oma emaga minema sinna ja siis noh, lapsepõlvest ja asjadest ka rääkima, aga ma mõtlesin ka, et tegelikult noh, see ei muuda mulle nagu mitte midagi, kui ma nagu saan selle nii-öelda ametliku diagnoosi, sest et absoluutselt kõik need asjad, millest me oleme rääkinud ja kõik see, et see tegelikult on nagu minu jaoks nii loogiline ja see võtab mind kokku ka ja siis ja täpselt seda nagu minu nii psühhiaater kui terapeut arvasid ka, nii et selline vahva osa. Aga selle testi tulemust sa tead või? Jaa, ma tean, seal ma ei mäleta täpselt nagu punkti summat, aga see nagu üle poole natukene olin ma seal. Ehk siis see ongi noh, tegelikult ju kunagi oli Aspergeri diagnoosi anti ka välja, aga seda enam ei tehta, kuna ta on tegelikult ikkagi sama osa sellest autismispektrumist, nii et nüüd on lihtsalt kõik on nagu autismispektrumi diagnoos. Kui sa oskad üldse kirjeldada, kas oskaksid kirjeldada, mida see nagu täpselt tähendab üldse see sõnade kombinatsioon autismispektrum? See ongi noh, seda on väga keeruline seletada, sellepärast et väga paljudel on see väga erinevalt. Et ongi noh, et mina käisin ka oma emaga hästi palju näiteks lapsena kaasas Viimsi invaühingu laagrites, kus me tegime siis noh, muusikatunde ja asju, esinesime nendele lastele ka ja seal oli ka ikkagi nagu noh, autismispektrumil lapsi, kes olid näiteks mitteverbaalsed. Et see ongi täiesti nagu vastavalt sellele, et milline see lapsi see on. Et jah, see on siuke, ma ei teagi, täiesti nagu oleneb. Kuidas see esimene emotsioon sul ikka oli, kui seda nagu öeldi? Millele sa siis mõtlesid? Ma alguses oli siuke, et mina ei, aga ma nagu tegelikult saan suht okeilt hakkama. Et nagu esmalt sa kuidagi nagu mõtledki, et noh, aga nagu. Et mul ei ole ju midagi viga. Et ma nagu, aga ma ju nagu olen, mul on nagu, ma olen sotsiaalne, ma esinen laval. Et see nagu kuidagi, et kui ma juba nagu noh, neid asju saan nagu teha, et siis kuidas noh, et see ei tundu nagu loogiline, aga siis kui ta hakkas rääkima mulle täpsemalt ka sellest, et tegelikult on see, et sa nagu ikkagi saad ju kõiki neid asju teha, aga näiteks sellega sul on raskusi olnud, sellega sul on raskusi olnud. Kui sa oled pärast nagu sotsiaalseid olukordi, sa oled nii väsinud lihtsalt ka, sest et su aju töötab topelt kiiremini. Ja kõik need asjad, mis ta järjest tõis, ma sain aru, et okei, jaa, tegelikult küll. Näiteks rääkides kooliajast, kõik see nagu koolis käimine, põhikoolis, algkoolis, kõik asjad, kuidas sa pead nagu klassiruumis istuma, õppima ja siis kohe, kui keegi mingi kõrval, noh, ma ei saanud keskenduda koolis ka väga hästi. Ja see ei tähendanud, et ma oleks nagu kuidagi laisk olnud, aga mu hinded ei olnud kõige paremad, lihtsalt sellepärast, et see kuidagi kooli nagu süsteem
ei toetanud mind, et ma nagu kõige paremini tegelikult saingi hakkama siis, kui ma tegin kodus ise üksinda oma asju. Ja nii et kui ma olin Eesti Laulul ja ma sain nagu õppida rahulikult oma toas, vaikuses või panin mingi hästi vaikse, mingi lo-fi endal mängima. See toimis mulle lihtsalt nii palju paremini kui see, et ma olen seal koolikeskkonnas ja siis seal on need õudsad, need laevalgused, mis sulle kriiskavad sinna ja siis on erinevad need koolipingid, millal sul ei ole mugav ja siis õpetaja seletab midagi, mis on nagu kõik peaksid sellest aru saama, aga tegelikult mul läheb nagu võib-olla natuke kauem, et mingitest asjadest aru saada. Et alguses oli siuke, et aha, okei, mina, ei, see ei saa olla mina. Tegelikult väga loogiline. Ja siis samas, It all makes sense now. It all makes sense now. Ja samas tüdrukutel on raskem seda diagnoosida, et väga paljudel poistel, näiteks lastena on palju lihtsam seda nagu märgata ka isegi, aga tüdrukud lihtsalt, selle nimi on masking, ehk siis nad nagu maskeerivad kõiki neid omadusi väga lihtsalt ja siis ma saingi aru ka, et ma olen tegelikult terve elu maskeerinud ja kõiki ära kavaldanud, et nagu nüüd ma olen vaikselt, võib-olla see oligi mingi pool aastat tagasi, kui ma sellest alles teada sain. Ja ma olen kuidagi vaikselt nagu lasnud lahti sellest, et aga ma ei pea olema võib-olla nagu kuidagi hoidma ennast üleval mingites teatud seltskondades ja kui meil oli EP live oli ka Martiga siin nüüd aprilli lõpus oli ka ja Marti ütles ka, et jah, et ma muretsesin ka alati sellepärast, et kuidas ma räägin laval. Ma võin laulda, aga lava peal rääkimine on minu jaoks siuke, et ma olen mingi, mida ma ütlen seal, et nagu see tundub nii hirmus. Ja nagu nii palju inimesi on saalis ja siis Marti ütles ka, et aga ole sina ise. Inimesed on tulnud sinna selleks, et sind näha, sind kuulata. Ja siis see tundub nii loogiline asi, nagu sa peaks ise tulema siukse asja peale, et aga ma olen mina ise, olen täpselt selline, aga kuidagi see ei jõudnud mulle kohale ja siis meil oligi seal ka see, et ma kuidagi see jäi mulle nagu pähe, siis ma olen okei, olengi jah, okei, davai, ma olen mina ise, sest et teinekord ma olen hästi nagu elevile mingitest asjadest ja paljud ütlevadki, et see võib olla nagu lapsik käitumine, aga mina lihtsalt, mul on vaja minu nagu seda elevust enda kehast välja saada ja näiteks see, et mul mingi jalad käivad niimoodi ühe koha peal on ju ja et ma nagu ei suuda nagu paigal püsida ja siis või see, et ma teen ma olen nii elevil ja siis jah, see on nagu minu viis seda välja lasta, siis Mart ütles ka, aga nagu ma küsisingi, et aga mis see on, kui ma nagu lava peal niimoodi olen, siis Mart ütles, et see on okei. Sa oled sina ja inimesed ongi tulnud sinna selleks, et sind näha ja sind kuulata. Ja siis ma olen okei, davai, saan hakkama, olen mina ise. Ja siis see oligi nii nagu, ma ütlen ausalt, see oli esimene kontsert, kus ma tõesti sain olla nagu mina ise laval. Sest et jah, see oli nagu esimene kord ka, kus oli päriselt nagu kontsert, mis oli meie enda nagu korraldatud. Et ei olnud mingi teise ürituse raames ja see oli nii vabastav, see oli nii tore. Ja ma tundsin ka nüüd, et kui ma lavalt ära läksin ka, siis ma olin lihtsalt nii õnnelik ja nii elevil, et kui ma jalutasin lavalt ära, siis ma olin mingi pai, aitäh, et te tulite, pai. Ja siis keksisin niimoodi nagu lavalt minemast, ma lihtsalt ei suutnud uskuda, ma olingi mingi, et täitsa lõpp, nii tore. Nii et jah, see oligi nagu kuidagi siuke pahva nagu arusaam, et jah, olen küll mina. Aga samas oli nagu siuke veitsa nagu kurbuse tunne ka, et kõik see nagu, ma ei tahaks öelda nagu leinatunne, aga kõik see, mis sa lapsena oled nagu need raskused, asjad, mis sa oled läbi käinud, kuidas nagu kogu kasvõi mingi lasteaiast saati juba öeldi ka mingi, et Liinal on nii suured krokodillipisarad, kasvatajad panid kusagile kirja ka, et Liinal on alati krokodillipisarad, ta nutab iga asja peale, ta nutab, kui ta on rõõmus, ta nutab, kui ta on kurb. Et nagu kõik need asjad, mis lapsepõlvest saati siiani on käinud, see kuidagi tundus kõik nii loogiline, aga samas ma olen nagu kurb, et ma oleks võinud olla nagu abi mingite asjadega, ma oleks võinud saada tuge mingite asjadega, mul oleks võib-olla lihtsam olnud, aga nagu mul on hea meel, et ma nüüd tean seda ja nüüd tundub palju loogilisem. Aga see on ikkagi aega võtnud, nagu mingi pool aastat, ma ikka veel kodeerin mingeid asju enda peas läbi, mingid olukorrad viskab ette ja siis ma olen, okei, see tundub loogiline jah. Et täitsa nagu ma nüüd saan aru, miks see niimoodi oli. Kas sa tundsid mingil hetkel või tunned äkki veel mingit teatud hirmu sildistamise osas, et mida teised arvavad, et nagu kui läheb nüüd välja sõnum autismispektrum, et kas ma olen autism ja ehk sellest edasi, kas minul on midagi viga? Kas ma olen nagu justkui katki, kas inimesed arvavad, et ma olen
et minuga on midagi halvasti, kas sa kuidagi tunned, kardad seda sildistamist, kuidas sellega tööd teinud oled? Ma kardan meeletult seda, sellepärast ma mõtlesin ka, et noh, ma olen nii pikalt seda nagu endale nüüd hoidnud. Aga samas ma arvan, et see oleks nagu kasulik ka, et noh, ma ei ole kindlasti ainukene ilmselgelt. Et nagu ja sellest ei räägita väga palju, eriti kui ongi noh, et noh, väga palju räägitakse nagu nendel inimestel, kes on võib-olla natuke teisel pool seda spektrumi, aga nagu need, kes oskavad seda väga hästi varjata, et üleüldiselt nagu seda autismispektrumi diagnoosist asjadest ei räägita väga tihti. Et ongi alati on nagu depressioon ja ärevus. Ja lihtsalt ma arvanagi, et ma äkki keegi nagu tunneb ka nagu abi sellest, et päriselt on okei rääkida sellest, aga ma ise väga kardan seda, sest et ma nagu kardangi seda just meedia poolt nagu sildistamist, et miks ma nagu pikalt mõtlesin ka, kas ma üldse räägin täna sellest siin. Sest see on ikkagi hirmus, kuna see on minu jaoks uus asi ja ma ei ole nagu ka noh, ametlikku diagnoosi saanud, ega ma ei taha ka seda saada. Et see on lihtsalt nagu siuke, ma ei tea, et no ma kirjutasin EP-le laulu ka Hands Tied, mis on täpselt ka sellest sildistamisest, nii et ma olen need emotsioonid saanud nagu sinna välja valada sellesse laulu, aga jah, et pigem on natukene ikka hirmus. Aga mu pere ja sõbrad kõik ütlesid, et muidugi tee, muidugi räägi. Ma arvan, et sa oled väga suureks eeskujuks, ma loodan. Esiteks nagu sellised maneerid, nagu sul on, nagu päris sinul on, rikastavad maailma ja rikastavad seda vestlust nii palju. Need rikastavad minu kogemust sinuga, et sa oled selline väike nunnu, kellel läheb veel üles ja sellist nii armas. Sest see toob naeratuse mu näole selline, kes sa tegelikult oled. Aga ma tahtsin korra küsida veel selle kohta, et aga mis sa arvad, kas sa natukese kardad ikkagi lõplikult aksepteerida seda, just see diagnoosi asi? Ma ausalt öeldes ei karda, aga lihtsalt ma tean, et nagu see ei muuda midagi. Et võib-olla noh, jah, et see nagu lihtsalt veel nagu need mingid testimised ja asjad see, et ma peaksin oma emaga leidma mingi aja, millal sinna minna, et otseselt see, jah, see nagu ei anna mulle midagi juurde, kui ma saan selle ametliku diagnoosi. Et selles mõttes ma olen samamoodi neid teemasid ikkagi käin läbi teraapias ja minu jaoks jääb nagu kõik samaks, et see, kui ma juba sain sellest teada, et kuule, me oleme väga kindlad, et sul on see koos sinu psühhiaatriga ja see, kui ma selle testi ära tegin ja me arutasime neid asju seal omavahel, et mis need nagu tulemused olid, siis mulle täitsa nagu sellest piisas. Et ma ei tahtnud kuidagi nagu edasi seda viia. Aga kas sul on nagu mingid nagu harjutused, mida sa saad teha, mingid mõtteharjutused või mingid, nagu sa rääkisid sellest mingid emotsiooni, mingid kaardis, kas sul on siis veel mingid nipid või trikid, kuidas sa saad siis oma elu teha nagu vastavalt endale nagu paremaks? Ma arvan, et kõige lihtsam viis on lihtsalt leida asju, mis nagu sul endal panevadki nagu hinge särama, et kas see ongi noh, minul näiteks see, et ma tean, et kui mul on liiga palju emotsioone või ma tunnen ennast, et mul nagu noh, ärevus on või ma olen nagu täiesti läbi omadega, et mis on need asjad, mis mind nagu maandavad ja uuesti minu tassi täidavad. Et näiteks mulle meeldibki see, et kui ma mängin gitarri, laulan või siis ma heegeldan hästi palju, mulle tohutult meeldib heegeldada, sellepärast et ma saan oma kätega midagi teha. Ja samal ajal ma ei ole kusagil sotsiaalmeedias siis scrollima, panen lihtsalt mingi seriaali endal mängima ja see kuidagi nagu, mul on selline tunne, kui ma heegeldan, siis mu aju puhkab. Et see on nagu väga, väga tore. Ja näiteks mulle meeldib ka tohutult Animal Crossingut mängida. Et need on nagu minu see Animal Crossingut. Ma olen kuulnud seda sõna. No, taaskord, mul on raimugi. See on Nintendo Switchi peal ja sa saad seal niimoodi, et sul on oma väike saar ja siis sul on oma saare elanikud ja siis sa püüad liblika, siis sa püüad kala ja siis sa saad seda saart kujundada erinevat viisi. Nii et see on jah minu selline nagu ka siuke väga tore koht, kuhu minna teinekord, et noh, kui mul on meelelahutus ja samas ma nagu jälle ei ole kusagil TikTokis või Instagramis, ei pane enda aega kinni, vaid ma saan kuidagi ka olla loominguline ja ma panen selle maja nüüd siia ja teen siia väikse ojakese ja siit püüan kala ja et see on kuidagi siuke väga nagu mõnus viis mul ennast maandada, et jah, ma arvan, et see maandamine ja nende hetkede leidmine ka ja sellest rütmist aru saamine, et kui palju päriselt ma saan teha asju mingi perioodi jooksul ilma, et see oleks mulle nagu liiga palju. Et kui algselt ma noh, ikkagi see oli keeruline ja ma ei saanudki aru, mille pärast see on, et näiteks mul on nii palju asju ühel päeval ja terve see nädal on täiesti hullumaja, et ma tean, et ma pean võtma, et näiteks nädalavahetused täiesti vabaks, et ma saan lihtsalt olla ja nagu ma ei pea muretsema ega mõtlema millegi asja mingite nagu muude asjade pärast. Tegelikult ju
nagu vaata, kui tore, et sina oled seda mõnes mõttes sunnitud tegema oma nagu esiteks oma karjääri pärast juba, sest sul on nii nagu tihe ja sündmuste rohke elu. Teistpidi siis oma emotsioonide pärast, aga see on ju, mida me kõik tegelikult peaksime tegema. Kõik inimesed peaksid tegelikult täiega vaatama seda, mis täidab nende tassi, puhkama, andma ajule pausi. Ma reaalselt õpetasin. Aksepteerima iseennast, et see sinu iseenda aksepteerimine kuidagi võiks kõiki inimesi nagu inspireerida rohkem. Tõsi, ma reaalselt õpetasin Marti puhkama. Mart ei osanud puhata enne. Nii et kui me Martiga hakkasime deitima ka, siis esimene reis oli meil muidugi Ameerikasse, aga pärast seda ma ütlesin ka, et noh, kui me olime ikkagi niimoodi nagu kogu aeg tööd teinud, siis me olimegi nii. Nüüd me lähme kõik hinnast puhkusele, me ei pea muretsema söögi pärast, me lähme lihtsalt peesitame, me ei ole sotsiaalmeedias, me ei ole Instagramis, ei TikTokis, YouTube'is. Ainuke asi, mida me saime teha, oli Netflixi õhtuti koos vaadata ja nagu loeme raamatuid, lahendame sudokusid, mida iganes. Ja see, et sa võtadki nagu nädala täiesti selle nagu sotsiaalmeedia väliselt ja sa saad lihtsalt süüa, millal sa tahad, sa ei pea selle peale mõtlema, mis tegelikult, issand jumal, söömine on väga keeruline teinekord. Sa pead kogu aeg mõtlema, mis ma järgmisena söön, midagi ette valmistama. See on tegelikult su ajule ka nagu kogu aeg selline nagu pidevalt pead mõtlema ja selle peale nagu ette valmistama. Nagu selle pärast öeldakse, muudkui muretsed, kus saab süüa palju, mida täpselt. Toitu. Nii et jah, see on ka nagu väga hea selline viis, mis ma Martile selgeks õpetasin. Nii armas. Et kui tunned nüüd ennast nagu kuidagi paremini, kergemini, rohkem kontakti siis endaga? Ja pärast seda autismispektrumi asja oli ka veel see, et nad ütlesid ka, et noh, väga tihti on see, et kui sa oled autismispektrumil, siis sul on ka ADHD. Nii et siis oli järgmine lambipirn ja siis ma käisin, see lihtsalt it keeps on going. It keeps on going. The gift that keeps gifting. ja siis ma käisin, tegin ADHD testid ja asjad ka ära ja nüüd ma tegelikult olen ADHD rohtude peal ka ja esimest korda oligi noh, seega, et kui ma neid ADHD rohtusid võtsin esimest korda, siis ma olin wow, mu aju on vaikne. Mul ei tule nagu 100 erinevat mõtet, mida tegelikult mul ei ole vaja just praegu siin mõelda, kui ma näiteks meilidele vastan. Ei tule igast suunast sisse. Ja see on päriselt nagu minu elukvaliteetiga nii palju tõstnud. Nii et, kuidas ADHD nüüd eesti keeles siis on? Et see muidu see attention deficit. Aktiivsus ja jään vastuse võlgu. Häire. Ja. Something. Ma küsin provokatiivse küsimuse, et kui lihtsalt või kergelt sa läksid rohtude peale, kas sa üldse nagu, ma ei kujuta ette ka, mis torm su peas võib toimuda, aga oled sa mediteerimist proovinud või mingid muud tööriista, millega kuidagi oma aju vaigistada? Ja ikka. Mulle väga meeldib Headspace. Headspace on nii hea ja ma kasutan seda kogu aeg ja ma jään õhtuti magama ka sellega ja see on tõesti selline nagu, mis mind aitas tegelikult kõige rohkem enne, kui ma üldse teadsin, et mul on ADHD ja see oli ka see, mida ma nagu läbi kogu nende Eesti laulude ja kõikide nende asjadega tegin ka endal kaasa. Et aga üleüldiselt jah, ma kuidagi ei ole nagu pärast seda, kui ma olin esimest korda antidepressantide peal, mis on ka jällegi näiteks autismispektrumil väga nagu loomulik osa on see, et sul on lihtne langeda depressiooni, sest et lihtsalt see, et sa kogu aeg hoiad ennast üleval ja nagu maskeerid ja noh, kõik see osa nagu mõjutab nii palju, see on nii kurnav sulle tegelikult. Siis pärast seda, kui ma olin esimest korda antidepressantide peal, ma tundsin, et see nagu isegi kui ma ära tulin nende pealt, ma kuidagi ajukeemia oli nagu tagasi nagu tasakaalus. Ja kui oli võimalus nende ADHD rohtusid proovida ka, kuna eelnevalt on see, et ma olen alati, kui ma kodu koristan, siis ma teen seda taimeriga. Kui ma teen e-maile, siis ma olen seda teinud taimeriga. Niimoodi, et ma teen e-maile nüüd, et mul on 10 minutit e-mailide tegemiseks, siis ma saan 5 minutit midagi muud teha. 10 minutit teen jälle e-maile või teen mingeid tööasju ja siis 5 minutit saan jälle niisama olla. Et see oli nagu minu igapäeva reaalsus, mida ma enne tegin ja nüüd ma ei pea seda tegema. Sest et ma kuidagi suudan nagu olla ühes hetkes ja ma saan seda teha ja mul ei ole nagu jah seda, et ma nagu tahaks mingeid muid asju kogu aeg kõrvale teha. Siuke trip või? Nojah, ei noh, selles mõttes mul on ka kindlalt see ADHD, aga ma ei ole kuidagi kunagi nagu
vahepeal ma olen tugevasti nagu mõelnud, et äkki ma peaks lihtsalt minema ja siis ongi nagu selle diagnoosi endale kätte saama ja siis, et kas mul siis nagu oleks midagi, et kas mu elus nagu siis midagi nagu muutuks, et vahepeal mul on nagu mingid tuttavad ka, kes on ka saanud ja siis nad on ka nende ravimite peale läinud ja siis, et vau, et see nagu fookus ja see selgus, mis sealt nagu sellest tuleb, on nagu, et noh, something else on ju. Ja siis ma olen mingi täiesti nagu, noh, vahepeal ma ikka mõtlen tugevalt, et ma peaks ka täiega minema ja laskma ennast nagu diagnoosida, no ma olen 100% kindel, et mul on see nagu, ma olen mingi internetis vaata mingit, noh, saad teha neid mingeid teste, no kõik on seal 10-10 on ju. Et aga siis ma lõppkokkuvõttes ütlen, et okei, et aga mis see mulle siis lõppkokkuvõttes nagu annab? See on kuidagi südamerahu või nagu see ongi see, et sa tegelikult praegu kogu aeg mõtled, kas mul on, kas mul ei ole, kas mul on, kas mul ei ole. Need testid ütlevad, et mul on, aga tegelikult nagu ma ei ole päris seda testi läbi teinud. Ehk siis see on nagu sihuke noh, pidev nagu mõtlemine ja Martil oli ka samamoodi, kuna Martil on ka ADHD, me oleme samade rohtude peal, siis temal oli ka see, et ta tegi alguses selle Cube'i testi ära, kus sul pannakse pall siia otsa ette ja sa pead neid nuppu vajutama nende kujundite peale ja see oli tal, kuna ta võttis ennast nii kokku, sest see oli tal sihuke enam-vähem piiripealne. Ja siis ta ütles ka, et no ma ei tea ikka, ju siis mul ei ole ADHD. Siis ma mingi, no ma näen kõrvalt, et tegelikult ma olen suhteliselt kindel, et sul ikkagi on ADHD. Ja siis ta ei läinud järgmisse sammu edasi, ta ei teinud seda intervjuu protsessi läbi, mis on erinevad küsimused, mis sinuga tehakse. Ja siis sain mina vahepeal oma ADHD diagnoosis, ma ütlesin, Marti, sa pead minema, tee ikkagi see lõpuni ära nagu. Ja siis ta ütles, et küll ma kohe panen aja. Ja siis ma ütlesin, et no pane, palun see aeg endale, ja küll ma kohe panen. Ja lõpuks oli see, et kuna oli mulle juba mingi 5 korda öelnud, et ja ma kohe panen aja ja ta ei teinud seda. Siis ma just helistasin, tere, mul oleks vaja abikaasale aeg panna. Palun ADHD intervjuule. Siis ütlesin ta isikukoodi ja panin talle aja ja tuligi välja, tal ikkagi on tugev ADHD. Et see on kuidagi jah, see nagu meelerahu, mis sa saad, et isegi kui sa ei lähe nende ravimite peale, sest see, et sa nagu tead kindlalt, et jah, mul ikkagi on ADHD ja siis sa saad uurida, kas või selle kohta on nii palju materjali igal pool internetis, et kuidas lihtsalt ennast toetada. Jah, kuidas ennast toetada, sest et sul tegelikult aju töötab lihtsalt teistmoodi kui võib-olla tavainimesel. See on, kusjuures see on hullult hea nagu point, mille peale võib-olla selleks tundnud, et sa ei pea enam kunagi lihtsalt nagu panema nii palju energiat selle mõtlemist, ei tea, kas mul on, mul nii või on, ma tean, et on, äkki ikkagi ei ole ka, kuigi samas ju tegelikult on 100%, aga noh, mingi variant ei ole ka, aga no nii või naa tegelikult on, ma olen paar testi veel ja no tegelikult no, ma tean, et on fine, see ei muuda midagi, ma nii või naa tean, et mul on kõik on fine, ma teen 4 testi veel ikkagi. Täpselt, et see kuidagi jah, see vabastab su nagu aju veel rohkem sellest. No ma mõtlen selle peale, võib-olla, ma ei tea, ma ei ole kindel. Aga mis on kõige halvem, mis saab juhtuda? Mis on midagi negatiivset, mis saab juhtuda? Siis mul on diagnoos, et siis ma võtan midagi enda identiteediks, mis on lihtsalt mingite, mis iganes inimeste poolt mingi punktide põhjal midagi välja arvatud, nüüd sa oled keegi, et ma võtan endale uue identiteedi juurde, nüüd mul on ADHD. Nüüd mina olen see, et ma võtan endale midagi nagu veel juurde, mis nagu noh. Aga võib-olla see on siuke puuduv pusletükk. Võib-olla. Sest et noh, vaata mina enda poolt nagu ja et see ongi nagu mingil määral ma ise nagu mõtlesin ka sama, et noh, et ja et nagu nüüd noh, et mul on alati see, et mul on ärevusvälja tulnud, siis neid lihtsalt tuli juurde kogu aeg. Et nagu kuidagi see nagu noh, ta ikkagi on osa nagu sinust, kas sa nagu tunnistad seda endale või mitte mingil määral, et see lihtsalt see on nagu siuke nagu füüsiline silt küll, et jah, nüüd mul nagu kindla peal on, aga ta on ikkagi nagu osa sinust olnud terve aeg, ehk siis mitte midagi otseselt ei muutu peale selle. Sina ei tunne, et autismi spektrumis olles kuidagi muudab sinu identiteeti või et ADHD diagnoos kuidagi muudab sind või kuidas sa, kas sa tunned, et nagu kurat, aga äkki nüüd ma olen keegi, kes ma ei ole või nüüd ma olen rohkem see, kes ma olen või? Pigem, no ma võib-olla mõtlen jah, et äkki kuidas nagu inimesed, kes ei tunne mind, näevad mind kui nagu avalikule tegelasena või ongi mingid need, et näed, see on see tüdruk, kes on autismi spektrumil on ju. Et alguses ma nagu mõtlesin selle peale, aga samas ma olen kogu aeg seal olnud. nii et nagu midagi otseselt ei muutu. Et ma kuidagi, ma ei tea, see on jah siuke kuidagi nagu, kui sa oled endas nagu võtnud selle aja ja teen, noh, mis mina nagu olen teinud ka, et enne kui ma nüüd sellest nagu siin rääkisin ka, et ma ikkagi võtsin selle nagu mingi pool aastat ja ma nagu käisin enda jaoks läbi, mõtlesin nagu oma lapsepõlve läbi, mõtlesin mingid koolis asjad läbi, kõik see, ma olen lugenud mingeid raamatuid asju, et kuidas nagu ma saan
nagu endaga kõigepealt selle rahuga ja siis nagu ma olen nõus seda jagama. Et jah, see on pigem olnud jah selline, et kuidas sa nagu ise jõuad endaga nagu sinnamaale, et see on okei. Ja sa tegelikult saad enda jaoks need asjad paika pandud juba ja siis on nagu okei jagada. Jah, no ja siis võib-olla nagu autismist on ka selline nagu ühiskonna kuvand täna me teame nagu pigem nagu, kes on nagu väga teisel pool seal autismi spektrumis on ju. Noh, ma olen ise hästi tugevalt kokku puutunud just nagu täiskasvanud autistidega, kunagi me tegin ühte heategevus saadet, kus me kogusimegi siis raha siis täiskasvanud autistide keskusele. Nagu nad päriselt ei saagi nagu üksinda hakkama ja nad on täiesti nagu Eesti ühiskond ei tegele üldse nendega. Et kui sul on nagu täis nagu autismispektrumiga nagu seal äärmuses see laps on ju. Et siis täiskasvanuna nagu pole enam nagu ta ei saa üksi hakkama, et siis vanemad ja kõik nagu jäävadki põhimõtteliselt neid nagu elu lõpuni nagu hooldama on ju. Et siis ongi ühiskonnal selline, et autism on nagu et ongi nagu ühte mingit viisi on ju. Versus see, et tegelikult see spektrum on nagu hästi lai. Ja paljud unustavad ära, et see on nagu ülilai. Et kui sul on nagu ADHD, no see on nagu siuke mingi, mul on mingi nagu ma teen siis, mul siin mingi ADHD, vaata nagu siin veitsa möllab praegu on ju, et see on siuke nagu mingi tänapäeval enamustel on ju mingid keskendumishäired. Aga kui sa ütled, et nagu et sul on autismi spektrum, see on mingi oot. Ja. Mingi teised pildid tulevad ette on ju. Ja see on see võib-olla see ühiskonna nagu koht, kus nagu me saame ennast nagu harida rohkem. Ja, seda mu ema rääks ka, et ikka räägi. Muidugi jaga. Nii et, ja jälle me saame nagu niivõrd palju rohkem nagu teadlikumaks sellest maailmast on ju. Ja mis üldse nagu toimub. Nõus. Väga ilusti võtsid kokku selle. Wow. Aitäh. Targad naised mul siin. Kuidas sa täna ennast tunned muusikuna ja üldse, mis su elus praegu toimumas on? Meil on praegu ma arvan peamine asi on lihtsalt, et ma varsti lähen Ameerikasse. Et küll nende viisaprotsessidega läheb natukene kauem aega, kui me olime planeerinud. Aga nii, et kusagil mingi osa suvest ma olen veel siin, aga jah. Praegu see on nagu selline peamine asi, et kuidas ma selleks ette valmistun, et reaalselt kogu oma eluga kolida teisele poole maakera. Et see ei ole lihtne, aga jah, see on kuidagi peamine, mis mul praegu on. Aga jah, muusikat ikkagi teen ka edasi, et ma jälle järjest rohkem nagu kirjutan teistele ka muusikat, mis on ka selline väga, väga kihvt proovile panek, mida ma ei ole väga palju saanud teha eelnevalt. Et ma olen kuidagi rohkem keskendunud enda artisti projektile, millega ma tegelen ka edasi. Aga see on selline hea viis ka kõrvalt olla veelgi rohkem kaasatud muusikasse. Mida sinu elu üldse Ameerikas nagu ette näeb või mis üldse Ameerika nagu, mis värk sellega nüüd on, nagu et te sinna ära kolid tee? No Martin on töö Ameerikas ja Martin kõlab nii fabulous lihtsalt, nagu ülifab tundub lihtsalt, mul on töö Ameerikas. Shout out to Marti, me ei ole veel teinud seda. Marti, tšau! ja Marti ta filmib ja monteerib siis kohalikule YouTuberile seal, nii et ta sai selle otsa, kui me tegelikult abiellusime ja me arvasime, et meil on täiesti tavaline pulmareis ja siis me tegelikult järjest tuttusime erinevate inimestega ja siis reis lõppes sellega, et ta sai tööpakkumise. Nii et see oli selline väga ootamatu ja kuna me oleme alati väga armastanud Ameerikat, sest et seal on eriti LA, seal on hea soe, siis meil on väga meeldinud seal ja me oleme alati mõelnud, et kunagi tahaks ikkagi sinna kolida. Ja praegu, kui vaata lapsi ka ei ole, on nagu eriti lihtne haarad lihtsalt oma koerakaenlasse ja põhimõtteliselt on palju lihtsam kolida. Ja nüüd, kui see tööasi tuli ka veel juurde, siis millal mitte, kui mitte praegu. No ma olen terve eluga Ameerikast unistanud, aga muidugi, mida vanemaks ma olen saanud, mida rohkem on mingi, ma ei tea, USA poliitikat, ühiskonda nagu jälgin. Oi, see on pekkis. Seda rohkem mulle tundub, et kas nad on täiesti lollid või, aga tegelikult ma ju ma tean ka Eesti näit, me kõik teame, et lihtsalt lollid inimesed tihtipeale nagu kõlavad ja on ka palju valjemad kui kõik need targad ja loomulikult Ameerika ei ole nagu hunnik lolle, aga persse mõnikord sa mõtled, et äkki nad ikka on, kui sa vaatad, mis seadusi nad vastu võtavad, siis no. See on uskumatu, see on täiesti uskumatu ja see ongi hästi paljud on küsinud ka, et aga miks ta Ameerikasse lähed, et seal on ju kõik nii pekkis, aga. No palju asju ei ole ka. Nii palju asju on ülihästi, ülilahedad seal. Ja, aga samas on nagu meeletult paljud asjad on seal ikka väga pekkis ka. Ja siis ongi nagu minu jaoks võib-olla peamistes, mida mina nagu Eesti puhul jäängi katsuma on ka see, et meie tervishoiusüsteem, meie hea puhas toit, sest et seal lihtsalt on
kõiksugu erinevaid värvilisi aineid absoluutselt kõiges sees. San Diego's on hästi palju orgaanilist toitu, mis on väga puhas ja mega kallis. see lihtsalt see hetkeks, see vau ja siis kuidas see maailm kokku varises sama kiiresti. Ja USA on jube kallis. See on ikka uskumatu, kui kallis see on, et no ma räägin sellepärast, me nagu ei oleks eelnevalt enne ette kujutanudki, et me oleks saanudki sinna kolida nagu oma Eesti palkadega. Aga see, et Martil on USA töös, siis see teeb nagu vähegi lihtsamaks meile seda ja sellepärast meil on see võimalus üldse ka, aga nagu kallis ja põhimõtteliselt jah, tervishoiusüsteem ja kõik see toit on need, mida mina nagu kõige rohkem jään igatsema võib-olla Eesti puhul ka. Aga mis sinu plaan siis seal USAs on? Okei, Martil on nüüd seal töö on ju, temaga on Tim. Mis sind ees ootamas on? Mina tahan muusikat teha seal ikka kõige rohkem, et mul praegu on ka ikkagi mingid sellised produtsentide kontaktid ja inimesed seal ees juba ootamas ka, kes me oleme nagu eelnevalt enne reisidel oleme ka juba näinud, aga siis kuna kõigil on hullult kiire ja see on nii viimasel hetkel olnud, ma ei ole saanud seal nii palju sessioone veel teha, et mul mõned sessioonid on olnud, ma olen nii San Franciscos käinud sessioonil kui ka LA-s. Aga jah, see, et nüüd on nagu pikemalt saab olla seal ja päriselt nagu, kas sa tahad minna nüüd stuudiosessioonil, ma muidugi lähme, et ei ole seda, et kuule, ma pean nüüd homme lennule minema. Nii et jah. Ma ei tea, kas me veel tahame sest rääkida või kuidas on, aga ma tahaks hullult sinu pulma kohta kuulda. Ja kohe, ennem kui me oleme selle USA laine peal, et kas siis ikkagist ongi see, et sa lähed seda nii-öelda seda American Dreami nagu nii-öelda kõige paremas mõttes nagu püüdma, et mis on sinu see wildest dream, mis sa soovid, et mis seal USAs hakkaks juhtuma? Ma arvan, et minu nagu wildest dream ongi võib-olla see, et kui ma saaksin ise esineda USAs oma muusikaga ja lisaks see, et ma saaksin kirjutada mingid laulavad teistele nagu suurematele artistidele ka. Ma arvan, et see on nagu minu võib-olla sellised kõige nagu suuremad unistused, aga üleüldiselt mul on alati ema õpetanud ka, et hoia enda ootused hästi madalamal, sellepärast et siis ükskõik mis tuleb, see on nii palju suurem ja nii palju positiivsem. Nii et seda ma üldjuhul olen ka see, et ma lihtsalt lähen sinna, ma vaatan, kuidas mul seal läheb, suhtlen inimestega ja vaatan, kuhu mind täpsemalt see viib, et ma ei pane endal nagu mingi nüüd esimese aasta lõpuks, ma pean jõudma siia, et see on minu arust jah, siuke kuidagi natukene võib-olla hirmus. aga pigem jah, lihtsalt vaatan, kuidas mul seal läheb ja annan endast parima. Aga kas sa oled kunagi ette kujutanud ka, et nüüd sinust, et ongi, et sa saadki nagu mega kuulsaks ja mega edukaks? Nagu päriselt nagu ma ei tea, mingi Jennifer Lopezid või Beyoncé'd või midagi nagu sellist, sest see on ka tegelikult kõik nagu, no see on võimalik. Ma tean, aga see oleks nii lahe, sellepärast et nagu minust see on nii suur nagu, ma ei tea, minu jaoks kõige suurem kompliment ongi see, kui kellelegi meeldib minu muusika ja minu looming. Ja see nagu nähes, kui palju nagu ma ise ka panustan sellesse ja mis energiat ja kuidas ma seda nagu loomingut teen, see on minu jaoks kõige nagu sellisem suurem kompliment üldse. Ja kui minu muusika jõuab veelgi rohkemate inimesteni ja päriselt neile meeldib minu muusika, siis see on minu arust nagu epic. Aga ma ausalt öeldes ei ole isegi suutnud nii kaugele mõelda, see kuidagi ei tundu reaalne mulle. Aga üks asi saab mingitest sammudest, vaata algus on ja nagu ma kujutan sind täiega ette mingitel suurtel lavadel lihtsalt mingi rokkimas. Aitäh, sa oled nii nuinu. Kui sa vaatad talle peale, on see staar potentsiaal nagu kogu olemused, välimused, nagu kõik on täiega olemas. Siuke unikaalne personaalsus on sul küll või persoon. Täpselt. Nii, et kui nüüd kunagi nagu if she's gonna nagu really make it, siis siit saatest ja siis palun kutsed sinna kuskile red carpetile. Sest ainult muusika nagu oskus üldiselt, sellest ei piisa ikkagi, et inimesed lõpuks ju nagu armastavad või fännavad või elavad kaasa sellele inimesele isegi rohkem kui tema muusikale nagu. No oleneb muidugi. Mõlemat ma arvan. Ja mõlemat, aga ikkagi see nagu see isiksus on nagu tihti peal ikka. See karakter, jah. Ja, et hästi palju tegelikult erinevaid muusikuid palutakse ka, et mingi, et no nüüd tee rohkem TikTok'e, tee rohkem YouTube'i, aga samas
kui ma mõtlen selle peale, et kui näiteks sa oled muusik, kes nagu noh, nüüd on ajad muutunud tänu TikTokile, aga kunagi oli küll see, et kui mõelda näiteks kõik noh, kes on need suuremad, ongi Troye Sivan minu arust on üks väga suur selline pop nimi. Tate McRae on veel üks nagu andekas noor laulja. Võib-olla keegi teab. Siis nendega on ka see, et nemad said ju alguse ka YouTube'ist ja tegid nagu regulaarseid YouTube'i videoid ja nemad lõpetasid ära pärast seda, kui nad alustasid siis oma nagu suuremat muusikukarjääri, ehk siis kui nende muusika hakkas hästi minema. Ja see oli sellepärast, et sa tahad olla pigem muusik, kes teeb YouTube'i kui YouTuber, kes teeb muusikat. Nii et see on nagu alati selline see sama asi. Mina pigem tahaks olla ka muusik, kes teeb YouTube'i, sest et siiani nagu kui ma lähen erinevatele mingitele intervjuudele asjadele, siis alati on ka see, et YouTuber ja laulja. Ma pole teinud vist mingi 3 aastat ühtegi YouTube'i videot. Viimane vlog oli meil koroona ajal nagu 2020. Et lihtsalt see on alati see mingi asi, jällegi see sildistamine, see, mis jääb nagu sulle külge. Et nagu raske on, kui sa oled YouTuber, kes teeb muusikat, raske on, et sind võetakse nagu tõsiselt muusikamaailmas. Kuigi nagu ma tegin muusikat ammu enne ja üldse sain Eesti Laulule enne, kui me Martiga YouTube'i alustasime. Aga see on raske on inimestel sellest võib-olla tihtipeale kõrvalt vaadata. Nagu tuleviku meedia nagu muutub väga palju ja kas ei olegi üks nagu väga selline nagu hea viis olla, kontrollida oma loomingut väga palju ja jäädagi mõnes mõttes YouTube'i ja siis nüüd TikTok'i ja tehagi seda muusikat seal omal tingimustel, mis on selle plussid ja miinused sinu jaoks? No minu arust ongi see, et tegelikult tänapäeval ka äkki Jake oli selle artisti nimi, kes TikTokis tõusis ka ja kellel ei ole plaadifirmat näiteks üldse. Ja tal on ikka nagu 100 miljoneid kuulemisi ja kõik selled on saavutanud tänu sellele, et ta lihtsalt teeb TikTokke. Et kuidas ta nagu enda muusikat ise promob, et tegelikult see, et sa saad omada enda lugusid, omada enda loomingut ja kõik see, mis nagu võimalus tegelikult tänapäeval näiteks TikTok pakub, see on nii imeline võimalus muusikale ja muusikule, et see on jah nagu selline suur asi, et võib-olla nüüd see ongi äkki mingi viimase 2 aasta jooksul on see nagu muutunud, et eelnevalt oli küll selline, et jälle see on mingi YouTuber, kes teeb nagu muusikat ja arvab, et ta nüüd on artist. Et jah, et nagu üleüldiselt suures nagu maailmas ja muusikatööstus samamoodi, et nad just ei võta sind tõsiselt, aga nüüd on täpselt see, et vaata, see on see artist, kellel on nii palju TikToki jälgijaid, see on väga hea. Et kuidagi nagu võetakse sind rohkem tõsisemalt nüüd, et see on jah muutunud. See on nii keeruline maailm kõik ikka. Aga kas sa kuidagi, ma ei tea, kardad ka selles maailmas olla, on sellega mingit ohte ka või ma ei tea, olla selles sotsiaalmeedias ja panna oma loomingut välja ja võistelda nagu mõnes mõttes kõigi teistega inimeste tähelepanu nimel ja... Kindlasti, ma ise kuidagi olen mõelnud ka, et väga paljud on ikkagi see nagu kritiseerivad ja üleüldse, et mind ei ole väga palju nagu kiusatud internetis, et kui ma vaatan nagu teisi oma sõpruga, kes on sarnases valdkonnas nagu sotsiaalmeedia valdkonnas, siis sealt on ikkagi päris palju nagu rohkemalt olnud seda tulnud. Et mul ei ole nagu nii hull olnud, aga ikkagi on peamiselt ka see, et viimasel ajal mul oligi näiteks, et keegi TikTokis pani ka kommentaari sinna alla ka, et Tallinna tänavad on ka kevadel siledamad kui Ariadne näonahk ja siis ma lihtsalt mingi, issand jumal, kuidas see võimalik on? Et nagu kuidas keegi on nii kuri. Ja see ongi, et muidu mind absoluutselt ei huvita, see inimene ei tea mind, see on lihtsalt see, mida ta nagu näeb kusagil internetis. Aga kuna mul oli nii halb päev sellel päeval, siis see oli lihtsalt see viimane piiskarikas, mis meil nagu üle viis. Siis ma lihtsalt istungi diivani peal, siis ma nutsin niimoodi nagu väga dramaatilised pikad pisarad. Lihtsalt nutsin ja siis Marti oli ka mingi, et mis on, vaata, siis ma rääkisin talle ja siis ütles, aga tee video vastus. Siis ma mingi, et ei, ma ei taha, nüüd inimesed jälle siis vaatavad, et näed jälle ta nagu nutab siin või et see, ma ei taha jälle seda, on ju. Jälle see ei taha kaastunnet, et vaatame, üks kommentaar ajas mind nutma nagu, et see on minu nagu, mulle meeldib teha, ma ise panen ennast nii-öelda internetti. Ise sa oled seal, et see on okei ju, maailm ongi selline ja kasvu suureks. Ja siis Mart ütles, et et mina ikkagi soovitaks, et tee video vastus sellele ja räägi oma hingelt ära, siis ma olen mingi, et ei, ma ei tea. Ja siis ma ikkagi tegin seda. Ja siis ma tegin küll mingi, et mis sul viga on? Ja siis mingi üks dramaatiline pisar, kuna ma jätkuvalt nutsin edasi, kuna see oli ikkagi nii hingel mul. Ja siis ma tead, mis sul viga on, et nagu, miks nagu inimesed nagu niimoodi käituvad. Ja siis sellele videole tuli väga palju positiivset vastu ka ja see inimene kustutas enda kommentaari ära pärast seda. Nii et see ongi see, et selle hetkini neil on nagu
piinlik kuni ei ole piinlik, kuni neid nagu märgatakse nende kommentaari tegelikult. aga lihtsalt jah, see on, ma ei tea, nii jabur teema, et üleüldiselt kogu see TikToki ja sotsiaalmeedia asi. Ma ei mäleta isegi, mis see esimene küsimus oli, ma ei tea, kuidagi ma jõudsin sinna. Pole üldse oluline. Mihke küsib, et jääd mingit ohtudest, et mis üldse see kõik see muusikamaailm ja endaga nagu kaasa võib tuua, on ju. Ja vaimsele tervisele. Pigem ongi see, et sa lihtsalt paned nii palju energiat enda loomingusse ja nii palju, muidugi artistid on erinevad. Osadele artistidele kirjutatakse lugusid, osad artistid kirjutavad ise endale laule. Et minu pildist võib-olla ongi see, et kui sa paned nii palju ise ennast sinna loomingusse ja siis võib-olla keegi on mingi ülipask lugu on. Ja siis sa oled mingi, no ma saan aru, et kõigile vaata ei saa meeldida. Igale lõigus oma arvamuseks. Aga nagu sa kunagi ei tea, pärast on see, et nagu suurem osa nagu enamusest on lihtsalt nagu mingi et see on nii halb lugu, et miks ta üldse teeb seda vaata. Et see on võib-olla selline enda nagu mõte, mis sul käib kaasas kogu aeg, et äkki kellelegi ei meeldi. Ei, no teile ka ei meeldigi. Jah, et nagu kõigile ei saagi meeldida, aga lihtsalt see, et aga tahaks ikka nagu endale meeldib, äkki teistele meeldib ka, ma ei tea. Aga kas sa võrdled ennast palju teistega, teiste mingi muusikutega või teiste eduga või teiste muusika kirjutamise oskusega? Ma tegin seda kunagi palju rohkem, et ma kogu aeg võrdlesin, et vaata, miks minul ei lähe niimoodi, kui võib-olla sellel inimesel läheb. Aga siis ma sain aru, et see ei ole tegelikult mõistlik. See on väga loll asi, mida teha. Sellepärast, et ainukene, kellega mina peaksin ennast võrdlema, olen mina ise. Ehk siis, kas ma olen näiteks täna paremas kohas, kui ma olin aasta tagasi. Milline nagu minu areng olnud, et ma nagu kogu aeg jälgin pigem seda ja keskendun sellele, kui see, et ma hakkaksin vaatama, et näed, vaata, tal läks nii palju paremini sellel laulul, miks minu laulul ei läinud paremini. Vaid pigem vaatan, näed, mu eelmisel laulul sai nii palju vaatamisi või kuulamisi. Vaata, sellel laulul on tegelikult juba palju paremini läinud kui minu eelmisel singlil. Et nagu, see nagu järjestikune, et sa nagu kuidagi võrdled enda teekonda iseendaga, mitte nagu ei pane kedagi teist siia valemisse, mis ei ole vaja. Ma isegi lasin endal tatoveerida number 1 endal käe peale. Nii et ma läksin enda jaoks alati, ma paneksin ennast esimesele kohale. Ja et ma nagu, see on üliheast, et see on nii hea nagu meeldetuletus, et mina olen nagu enda jaoks ainus, et nagu mina võrdlen ainult iseendaga. Ja siis mul on ärevusvoogude pärast on mul siin hingaga kirjas. Ma tahtsin just öelda, et Katsil on tatoveering, mis aitab sind kindlalt. Oh my god, matching. Mõlemal on hinga käe peal. See on geniaalne, see on reaalselt nii geniaalne. Hinga, lihtsalt hinga. See aitab nii palju. Või sisters now. Täpselt, meil on matching tatoveeringud, nüüd on ainult sul aeg järgi tulla. Kui see on nagu üks tatoveerimis on tõesti süke, et nagu ma olin ise ka nagu, kui sa hinga tegid, ma olin ikkagi väga sillas, et vau, see on geniaalne. Aga lihtsalt tahtsin korra väga nagu kiita sind see võrdlemise asi, et väga tubli oled, et sa ei võrdle ennast ja täiega ütle kõigile oma fännidele, et ärge võrrelge ennast minu ja ärge võrrelge ennast teistega. Et see on minu suurimaid väljakutseid. Et mida nagu, kui on rasked ajad, et ettevõtte ehitamises, kui on suhtes rasked ajad, kellegiga suhe puruneb, nii rängalt võrdlen ennast teistega ja vaatan ja mõtlen lihtsalt, miks ma ei või olla nagu sama rikas, sama edukas, sama ilus, miks mina ei või olla, et ongi, ma kunagi ei taha teiselt ära võtta, ma alati hea meel, kõigi teist oli hullult tore, et teil hästi läheb, aga miks mul sama ei või olla? Nii fucking raske on see vahepeal. Aga peab täpselt ja tuleb, see ongi see peamine tehnika võib-olla ongi see, et nagu mõtle lihtsalt, et kas sa oled parem, kas sul läheb kuidagi paremini kui aasta või 2 tagasi või mis sul aitas veel nagu selle kuidagi jõuda selleni? Pigem see, et kui vahepeal sa vaatadki, et okei, nüüd mul läheb praegu nagu jube halb periood, siis ühel hetkel hakkab ikka paremini minema. See on nii lihtne, aga nagu ma juba olen siin põhjas, ma ei saa enam siit rohkem põhja minna arvatavasti. Suure tõenäosusega järgnevad päevad, mul hakkab juba palju paremini minema ja see on nii kuidagi lihtne nagu selline asi ka, et kuidagi siuke hästi nagu loll mõte, aga kui mul läheb halvemini, siis ja mul on enne läinud nii hästi, siis mul on siit ainult üles minna praegu. Mul ei saa minna ainult hullemaks. Nii et see on kuidagi lihtne lohutus võib-olla sellistel hetkedel. Alati saab, ütleks mõni inimene sulle, alati saab minna sitemini. Aga see on pessimistlik mõtlemine. Väga õige. Ja kui sa mõtled kogu aeg negatiivseid mõtteid, mis mina olen nagu üritanud ka mitte teha. Kui sa mõtled kogu aeg negatiivseid mõtteid, siis see lihtsalt tõmbab sind ennast järjest alla. Nii et nagu pigem
ma üritangi leida mingeid neid väikseid asju, mis mulle tähtsad on, mis mind õnnelikuks teevad, näiteks ongi heegeldamine, mida iganes. Näiteks mulle meeldib jalutada oma koeraga ja minna kohvi võtta ja ma teen seda näiteks kord nädalas, et leida nagu rõõmu ja elevust nendest väikestest asjadest. Ja see on jälle nii klišee ja see on nii nagu loogiline tegelikult mõte, aga see aitab nii palju ja mind on see nii palju aidanud, et ongi, ma lasen endal minna nagu elevile mingitest väikestest sammudest. Et see on tähtis. Ma vist ikka tahan selle abielu kohta küsida. Ei, mitte selle, mitte võiks, ma ise vahepeal mõtlesin, et mitte teiega seondult praegu, mitte sinuga seondult, vaid ma ise mõtlesin, et kurat see abielu kohta küsimine on ka nagu nii klišee ja seda kindlasti ajakirjandus palju sinust küsitud, aga kuna mina ajakirjandus loen, ma ei tea, mis sa vastanud oled, siis mis värk selle abieluga on ja kas oli nagu lihtne öelda jaa või? Kas sa põdesid ka või tulid välja? Sa oled ikkagi tänapäeval on ju väga ebatavaline noorelt abiellud, üldse abiellud, eks ole? Ja ma Martiga oleme alati arutanud, et me väga tahaks seda teha kunagi. Ja siis ta on eriti hea kaval ka, ta on nagu mingit ja, ma ei palu, see tuleb alles kunagi tulevikus, see tuleb veel kunagi tulevikus. Ja siis me vaatasime täpselt 2020 aasta alguses vaatasime Love is Blind'i Netflixist. Ja siis seal kõik ju paluvad üksteist, paluvad naiseks on ju, ja siis neil on sõrmus ka kohe olemas, siis ma olin mingi Martiga mingi, issand jumal, kas on huvitav ise ostnud selle sõrmuse või nagu, või on see produktsiooni poolt neile see sõrmus antud, on ju. Ja siis mul oli tõeline huvi oli, on ju. Ja siis Mart ütles, et ei, no ma arvan, et ikka produktsioon ostis vaata, et noh, ma ei usu, et nad ise on ostnud sellest mingi teada, huvitav palju nagu, ma ei usu, et nad odavad on ka nagu abielusõrmused. Ja siis Mart oli kohe mingi, vaatame järgi. Siis võttis arvuti ette, hakkas vaatama järgi. Ja siis ma mingi asja peale ütlesin, issand, see on nii kole sõrmus. Ja siis nagu seda mingi tahad, aga siuke meeldib sulle. Ja ma mingi oh my god, see on see sõrmus. Siuke sõrmus on ilus. Ja ma jumala kindlalt nagu rääkisin ka, sest et ma teadsin, et nagu arvatavasti tuleb mingi 5 aasta pärast alles. Ega ma ei saanud midagi aru, et tegelikult ma alateadlikult valisin enda kihla sõrmuse välja niimoodi sellel hetkel. Nii. Ja ta jättis selle lahti seal. Ja siis kui me läksime Ameerikasse, siis meil oli Hensu Kosta oli ka meiega reisil kaasas ja me hommikul vara päikesetõusu ajal ma olin nii õnnelik olin sellepärast, et okei, me saame lõpuks pilti teha koos Martiga Golden Gate Bridge'i juures, sellepärast et meil on keegi kaasas, kes teeb meist pilti ja me ei pea tegema selfit ja siis oligi päikesetõusu ajal, ma mingi teen rundul meiki, sätin valmis. Ja siis okei, et lähme nüüd sinna on ju. Ja seisame ja siis korraga Marti keerab ümber, ma vaatan, tal silmad märjad. Ma mõtlesin, et esiteks, kas keegi suri ära? Või nagu, kas ta ei ütle mulle midagi või et nagu miks, sest ta nägi nii õnnetu välja. Ja ma mõtlesin, et nagu, kas ta jätab mind maha nüüd või on keegi ära surnud. Reaalselt ja siis ta hakkab mulle rääkima nii ilusat juttu, siis ma mingi, okei. Ei surnud, kõik on okei, kõik on hästi. Sest mina ei saanud aru sellest, nagu ma mõtlesin, ta nutab, midagi on halvasti nagu. Miks sa muidu mingi kell 6 hommikul hakkad nutma õnnest, nagu see ei tundu loogiline. Ja siis me kihlusime, siis ta ütles ka, et see on valmistu elu pikimaks kihluseks, ma ütlesin, mul on okei. See on okei, sest et me ei teadnud täpselt nagu millal üldse me abielluda saame, kuna põhimõtteliselt lockdown tuli kohe sinna otsa, on ju. Ja siis me oleme alati mõelnud ka, et okei, me väga tahaks ikkagi Ameerikas abielluda ja me tahaks seda Vegases teha. Ja sellega oli lihtne ka see, et noh, et kõik on küsinud ka meie käest, et kas on nagu selline, et jõime alkoholi ja nüüd ups, me oleme abielus. Vaid tegelikult oli meil ikkagi see, et ma vaevu mahutasin oma pulmakleidi ära kohvrisse, kui me läksime. Me ei olnud mitte kellelegi. Minu pere ainult teadis ja lähemad võib-olla mõned sõbrad ja Marti pere, et nad mitte kedagi meie oma tuttavatest ei olnud kaasas seal. Meil oli üks Marti interneti tuttav Jake, sisulooja, kes tuli meile lennujaama vastu, kelle juures me saime ööbida. Me olime mingi sisuloojate majas ööbisime, täiesti crazy. Ja siis tema oli ainuke inimene meie pulmas ka. Nii et ja me saatsime vist äkki 12 tundi enne saatsime nii-öelda pulmakutsed oma lähedastele sõpradele ja pereliikmetele ja siis me panime neile livestreami lingi, kus nad said livestreamis jälgida meie pulma ja me meelega panime selle aja niimoodi ka, et hommikul meie vist mingi kell 11 või midagi või 10, midagi sealkandis meie nagu abielusime, neil oli õhtul Tallinnas siis kella 8 aeg, et kõik nagu peretuttavad said ka jälgida meie pulma siis selle livestreami vahendusel.
Las Vegases. kuskil nagu Las Vegas mingis kirikus või kuidas nimetaks, mis kabelis nagu, või mis asjas? See oli, no Martil oli hull teema see, et ta tahab, et oleks Elvis paneks baari, sest et ta ei taha nutta. Ja ta ei, kuna see on, et nagu ta kohe hakkab nutma, kui nagu on selline olukord ja mina samamoodi, sest ta on mingi, tead, ma lihtsalt tahaks nagu nautida seda hetke niimoodi, et ma nagu ei nuta ja töina. Et ja mõlemad puudutab see nagu hetk nii tugevalt lihtsalt. Ja siis me mõtlesime ka, et Martin mingi, tead, teeme Elvisega, ja siis mingi ma armastan sind väga, aga ma ei taha, et Elvis meid baari paneks, siis ta ütles, et okei, hea küll. Ja siis me olime mingil sellisel nagu, see oli jah kusagil katuse peal, kus oli selline nagu gazebo, mingi, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga selline jah, siuke nagu nunnu, siuke varjualune oli hästi ilus ja siis olid erinevad lilled ja kõike muud ja siis see naine, kes meid baari pani ka, see oli reaalselt selle naise pärast ma arvatavasti mina hakkasin ka nagu hullult töinama, sest et ta lihtsalt rääkis nii ilusasti ja see oli nii raske mitte nutta. Nii et lõpuks oligi see, et me mõlemad Marti lihtsalt kõigepealt ise nutis on just, ta nagu hakkas niimoodi nutma ka, et ta lihtsalt oli mingi ja siis mina hakkasin naerma selle peale, siis lõpuks me naersime ja nutsime nagu segamini. Ja siis ta pühkis mul ka niimoodi pisaraid ära samal ajal, et see oli väga selline nunnu ja armas ja teistmoodi kogemus, et me saime päriselt selle nagu hetke võtta iseendale, teha neid pilte pärast seal kõrbes ja me ei pidanud muretsema nagu pulma peo vältel ka, et kas kõikidel külalistel on hästi, kas on nagu, kas alkoholi on piisavalt, kas kõik jookseb kenasti, kas ma olen jõudnud kõikidega suhelda, vaid me lihtsalt läksime, sõime burgerit ja jalutasime mööda Las Vegast ringi pärast. Siuke väga low-key, väga chill. Ja parim otsus. Millal sa teadsid, et ta on sinu mees? Tead ausalt öeldes väga piinlik. Aga ma võib-olla nagu millal ma teadsin oli äkki see, kui me olime võib-olla mingi nädalake koos olnud. Sest et see oli siis see, et ma nagu tundsin kuidagi mingid asjad, mis võib-olla alguses nagu mulle ei meeldinud võib-olla, või no mitte ei meeldinud isegi, aga nagu mul oli nagu ükskõik nendest, siis mul hakkas jubedalt meeldima. Ja siis oligi näiteks see, et tal oli üks eriline lõhna oli, mis tema sõbranna oli talle nagu kokku pannud, kes tegeles lõhnadega. Ja siis minust see oli nagu, see ei lõhnanud üldse hästi alguses. See ei lõhnanud absoluutselt hästi. Ja ühel hetkel ma olen nagu mingi, see on parim lõhnaali üldse. See on parim lõhnaali, mida ma kunagi nagu nusutanud olen. Ja see on mingi asi, kus jah, see on nagu ajukeemias käib mingi switch ära ja siis ma olen mingi, et jah, see on minu mees, ma teadsin. Ja see, kuidas ta tegelikult, mulle ta ei näidanud seda välja, et ta võib-olla mõtles küll niimoodi on ju Eesti Laulu ajal, et no ma ei tea, kaua ma jaksan. Aga see, kuidas ta oli ikkagi nagu toeks ja ta oli hästi arvestav minuga läbi kõige, see oli nagu ka see, et see on tore. Ja no ausalt öeldes, ma olin 9. klassis, kui ma hakkasin Marti inglisekeelseid videoid vaatama, nii et... Palju teil vanuse vahe on? 8 aastat. 8 aastat, jah. Ja ma olin 18, kui me kokku läksime. Aga noh, olgem ausad, mina olen selline väike vana inimene ja ma ei ütleks, et Marti on 32. Ta on nagu... Ma olen ka 32, nii et me oleme väga noored. On väga noor, ausalt. Aga kuidagi Marti on nagu selline hästi, kuidas öelda, tal on selline... Ausalt arvasin, et Marti on palju noorem. Ja tal on nagu hästi nagu nooruslik või siuke nagu, tal on siin nagu veits crazy nagu vibe energia, et ta nagu läheb kõikide asjadega kaasa, ta on üli nagu elav ja ta ei tundu nagu 8 aastat vanem minust, et me nagu ausalt, kui ma vaatan meid, see tundub nagu meil oleks võib-olla mingi 4 aastat maksimaalselt vanusevahe. Aga vahet ei ole palju vanusevahet. Minu vanematel on ka 10 aastat vanusevahe. See ei mängi mingit rolli tegelikult. Ülilahe, mul on kuidagi nagu nii hea meel Marti, nagu ma nagu Marti, sa oled nii tubli, et sa selle sammu nagu ette võtsid, et nagu mingi, davai, see on minu naine, nagu kihlume, abiellume, teeme midagi ägedat, nagu lihtsalt valin täiega sinu ära. Marti, sa tubli. 10 points. Ta on tõesti super ja me nagu väga nagu, me isegi tülitse põhimõtteliselt, me nagu suudame nii hästi nagu oma asjad ära kommunikeerida, et meil ei plahvata, me ei plahvata üksteise peale mitte midagi nagu, et kuidagi meil on nagu sellega nii paigas ja see on nagu nii lihtne, mis on asi, mida mina ei teadnud, et nagu suhe saab olla lihtne. Et muidugi on nagu raskusi ka näiteks see, kui ta on mingi teisel pool maakera ja mina olen siin ja me tükk aega ei näe üksteist, see on minu jaoks nagu meie jaoks mõlema jaoks raske. Aga meil ei ole nagu mingeid siukseid vaidlusi või tülisid, et meil on nagu mingi periood, kus me ei saa omavahel väga hästi läbi või me ei ole nagu samal lainel. Et see on nagu uskumatu, et ma nagu ei ole, ma isegi ei teadnud jah, sest et minu esimene suhe oli nagu väga teistsugune sellest. Et
tema nagu näitas mulle päriselt, mis on see õige päris suhe, milline on armastus, kuidas enda partneriga käitud. et teete nagu meeskond kogu aeg, mitte üksteise vastu. Just, seda ta on algusest saati olnud ka, et me oleme tiim, mitte nagu ei ole sina versus mina. Nii et kõik asjad, mis me ongi see, et kuidas me saame mingeid asju paremini teha, nii et see on väga kihvt. Tahan nüüd Martiga teiega saadet teha. Ma tahan ka Martiga teiega saadet teha, pluss nagu ma olen nii fännan praegu sind ka lihtsalt. Lihtsalt ma olen ka nagu mingi ära armunud siin mingi sinusse ja Martisse teisse mõlemasse nagu mingi siin siuke armastuse mull on. Nii tore. Nojah, mis sa veel tahad öelda? Kui sul nüüd mingi sõnum Eesti rahvale edasi kanda. Sõnum maailmale. Jah, vabandust, muidugi me lähme nüüd ju global. Sõnum maailmale. Ma arvan, et see on jällegi väga cheesy'lt kõlab, aga lihtsalt see, et nagu inimesed arvestaksid üksteisega rohkem ja nagu kõike, mis sa nagu mõtled, ei pea teinekord välja ütlema. Et nagu see on nii lihtne asi, aga lihtsalt see, et inimesed oleks sallivamad üksteise vastu. See on kõige suurem asi, mida nagu ma näen, et võiks olla nagu rohkem teistes inimestes ka. Et jah, kuidagi nagu arvestage üksteisega ja nagu vaadake teinekord nagu enda mätta otsast natuke kaugemale ka, et lihtsalt olge normaalne inimene ja ärge tehke mingit jama lihtsalt internetis ja päris elus ka. See on võib-olla kõige lihtsam asi, mis mina nagu sõnum maailmale, mida öelda saab. Nii hea sõnum lihtsalt. Jagame raamse või? Nüüd jagame raamatut. Raamatut. Nii. Kuule, Liina, ma joon su vett. Yes. Palun. Okei. Nii. Ma ei tea, kui suur raamatute sõber sa oled? Mulle meeldivad raamatud, no suurepärane. Siis saad valida siit siis 3 raamatust endale 1 raamatu, mis sind täna siis kõige rohkem kõnetab. Nii, Million Mindseti poolt siis. Esimene valik. Klassik, miljonäri mõtteviisi saladused. Nii, valik number 1. Valik number 2. Kate Faratsi raamat Ei ühtegi einet üksi ja teisi nippe, et suhete loomise abil edu saavutada. Ja siis on Hal Elrodi Imede hommik. See mitte nii imeline saladus garanteerib sinu elumuutuse kell 8 hommikul. Ma arvan, et selle ma välistan. Miljonäri mõtteviisi saladused, siis läks praegu kohe niimoodi. Ma ei ole väga siuke... Ma ei ole väga miljonäri mõtteviisiga ja ausalt öeldes ma arvan, et ma ei tea, kas ma sinna kunagi jõuan ka. Nii et ma kohe pigem eos juba välistan. Nagu. Selle ma kohe nagu välistan. Aga issand, ära raiska oma hommikuid, teada ausalt öeldes see kõlab jube isiklikult. Mul on hommikud on väga rasked. Do you feel offended? I feel offended. Aga tead... Ma arvan jah, et see kuidagi võtab seda nagu kokku ja ma arvan, et sellest raamatust oleks mul väga palju kasu, sest et ma võin vara ärgata, aga ma ei taha voodist välja tulla nagu. Ja lihtsalt see, kuidas ma saaksin produktiivsemal hommikul, ma arvan, et no see on õige raamat selleks. Ma arvan, et ma lähen sellega. Väga häid tippe ja trikke saab sealt jah. Nii siis Imede hommik ja saad ka minna shoppama siis Imede hommikut endale miljon.ee ja täitsa pekkis kood annab siis -10%. Täiega minge saage ka sama imeliseks hommikuti nagu Liina Adriane. Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh, nii tore saade oli! Nii tore saade oli! Mul on nii hea veel ja mul on suur au olla teie podcastis. Aitäh! Meid teataks ikkagi kui Eesti kõige toredam podcast. Ja sina vedasid... Me oleme kõige toredamad. Ma olin musud lihtsalt. Eesti kõige musum podcast. See on nüüd meie uus slogan. Eesti kõige musum podcast. Siis siin käivad lihtsalt kõik musurullud. Kõik tibud käivad. Mul on kindlalt vaja varsti lihtsalt mingid alfa meeste mingit ruumi natukeseks. Raagratiga said ju veitsa. Oli, kõik on hästi. Tead ma niisama lolli jutust mu pea on juba läbi. Aitäh lihtsalt. Aitäh sulle soja eest, tõesti, aitäh. Oota, küsime veel see lõppu, et kus... Küsime 7. Kus inimesed saavad kõige paremini sinu tegemistel silma peal hoida? Instagramis @Liina Ariadne ja TikTokis samamoodi @Liina Ariadne ja siis ma arvan, et tead jah, YouTube'i ma enam ei tee nii palju, aga ma arvan, et Spotify'st ja YouTube'ist saab minu muusikat siis kuulata ka Ariadne nime alt. Nii et kõik, mis järgmisena tuleb, siis sealt on näha.
super, minge järgima. aitäh kuulamast. aitäh kuulamast. aitäh.